Pohmellipäev, mul on pohmellipäev, mul on pohmellipäev, Mattias Noriga, pohmellipäev, podcast pohmellipäev. Niimoodi lõppeski. Väga hea lõpp. Väga hea. Hei, tervist. Stuudios on legendid. Onu Veiko, tädi Mirror, Horror, Onu Veiko ja ma olen neiupõlve nimega tädi Horror. Aha. Ja nüüd tädi Mirror. Aga ma olen kogu aeg mõelnud, et ma peaks tädi Horroriks tagasi muutma ennast. Kas seal tuleb võib-olla ühe riigiasutusega tuleb väike copyrighti probleem siis? Ma usun, et ei tule, et ma usun, et ei mäleta enam midagi. Kas nüüd keegi teeb seda Raadio 2 edasi? Ei tea. Peatoimetaja. Sul jälle kukub mikker alla. Ei, ma panen üles selle tagasi. Aga kas seda kuidagi kruttida ei saa või? Ma võin siia mingi purgi vahele panna. Ma just avastasin, et ma keerasin katki selle koha vist, mis ma ise keerasin enne. Aga ma hoian nii, vaata siis nagu oleks see õhtu juht. Aga panemale see pissipurk siia alla, vaata. Teeme lahti. Teeme jah. Hoiame traditsioone. Jaa. Ilusat päeva meile kõigile. Kena heli. Kui ma nüüd olen eeskujulik poiss, siis saab ka nii, et saame öelda, et ülehomme või homme on teiel ka live-salvestus Kleeni teatris. Oli või? On Kleeni teater, jah. Pärnu maantee 326. Ja ma eeldan, seal võib oodata avalikke häbistamisi. Keegi on täis kusnud ennast lõpuks. Mitte, et me oleks sellest hiljuti just kuulnud, aga oleme ja kindlasti mõni fänn tuuakse lavale, teda häbistatakse. Võib ja kui keegi ise tuleb, siis ka häbistatakse. Ja, kui ise vahel lõikad, saad kohe meil on seal ülehomme või mis neljapäeval on see. Seal on meil isegi laval on mõne külalise jaoks, kes liiga palju vahele segab, on meil laval tool mikrofoniga. Tulgu lavale ja rääkida. Oi, kurat, see on riskantne, et sa välja ütlesid selle. Me oleme näinud. Ei julge tulla. Me oleme näinud küll neid, kus on see, et hei, otsime vabatahtlikke, et tulla dateimishowle ja siis on nii, et oh my god, please, keegi teine tulge, ma ei taha seda tüüpi kutsuda. Meil on ainult 2 nimekirja pannud. Ärme palun seda võtta. Ei, no võib juhtuda jah, et nii-öelda see enesereflektsioon on inimesel suht madal. Sellel hetkel, kui ta sinna showle saabub. Aga teeme kohe algusesse öeldakse, et peab alustama tempokalt, teeme algusesse kohe ühe kuulaja kirja. Ma vaatasin, et Onu Veikol, tädi Mirroril või Horroril, teil on ka olnud kuulaja kirjad, traditsioonid lisaks minu lemmikutele, mis need siis on, need tervitused. Just neid me oleme Kristeliga kuulanud reegelt. Kas sul on, Jan, Telo taskus, ma saadan sõnumiga sulle selle kuulaja kirja? Jaa, mul on olemas telefon. Kas ma olen sulle saatnud niimoodi, et on... Oota, kummane ma nüüd? Messengeri, sa oled mulle saatnud? On jah. Just, ma saan Telo kaudu teha. Sa saatsid mulle ka Messengeris? Ei, kohe saadan. Kas need on nagu kuulajakirjad, mis on sulle saadetud? Ei, see on puhtalt teie jaoks pandud. No võt. Oota, kus ma pean nüüd? Ma veel pole veel pannud. Ma teen siis grupi chati või? On teil mõlemad iPhone'id või? Siis ma teen ikkagi... Mul on küll iPhone. Panen siis... Ruukusta. Mul on küll, kurat. Ma nii kaua, kui see tehniline siin on, siis ma ütlen veel, et mul on tuur ka praegu. Just, Jan Uuspõllul on tuur. Üle Eesti stand-up. Tal selle tuuril nagu nime ei olegi. Aga üks töö pealkirjadest, Dan ütles mulle, et selle nimi võiks olla, et vana parm ei oksenda. See on hea. Mulle kõige rohkem meeldib see, et kõigil on kindlasti feedi tulnud ka see reklaam, et see pohhuism, millega sa reklaami oled teinud sellele tuurile, on väga auväärt. See, et no stand-upil näeme siis, kurat. ja piletid lähevad 100 000 piletit müüdud kohe läinud. Aga jah, nii, kas teile on jõudnud sõnumid kohale? Jaa, mul ei ole. Sul ei ole, oota. Kas sul on äkki mingi Hispaania number? Ei ole. Mul on see tavaline messenger, minu mõttes sa kirjutasidki siin. Aga sõnum, tavasõnum. Tavasõnumiga nagu SMS-iga. Nii, Jan on red.
Otsa panid SMS-iga. SMS-iga. SMS on mul seda. Siis ma panen selle Pane sinna Facebooki Messenger. Kurat, ma ei tee neile vahet ausalt. Mul on WhatsApp ka veel ka, aga ma ei tea, miks see on. WhatsApp on kõige parem. Kõige parem asi. Seal saab niimoodi, kui sul on midagi valgust kartvaid sõnumeid, siis WhatsAppis ei saa krüpeerida vedetavalt. Venti ei näe võtta, mis sa kirjutad sinna. Nagu, nüüd tuli. Jah, kui saata väga ilusaid valgustatud nokupilte või, siis nagu need kaavad sealt ära. Just nokku nagu lõdva peenise. Üks uue aja kolleegidest aegalt saadab mul nokupilte. Kus kohta see tuli? Ma arvan, sa tead, kes see on. Keegi saatis selle? No, ütleme, et see on spetsiaalselt teie jaoks. Kas me peame ette lugema seda? Jah, võite korda mööda või siis korraga ja siis lähme nii, nagu te läheks, kui te oma saadet. Tere, onu Veiko ja tädi Horror. Olen 9-aastane poiss, olen juba 11 aastat teie saateid kuulanud, võib siis öelda, et olen väike poiss, aga suur fänn. No loogiline, tundub loogiline. Mure siis selline, väga tahaksin kuulata oma vanaisa pikki ja põnevaid lugusid, aga tihti jääb tema ajastu väljendite ja sõnavara mõistmisest vajaka. Selge. Kas saaksite mulle selgeks teha mõned tema öeldud sõnad ja sõnapaarid, et järgmine kord mõistaksin teda paremini? Hea meelega. Ja nüüd siis tulevad need Lenka maante. Sõber, mis su nimi oli? Ta ei olegi. Ta 9-aastane poiss. Lenka maante, sul on juba üks viga siin see, et see on Lenska maante. Lenska maante, mitte Lenka on kõige varasti kuulnud. Lenska, see on kusjuures, mida mina ise ka oma vennaga mõnitasin. Lenska, lähed sealt Lenska maante peale ja siis see on nagu Leningradi maante. Et vaata tollel ajal, kui meie sündisime, siis oli Leningrad. See on siis praegu ta on Peterburg. Kas ta on Peterburg või Sankt-Peterburg? Sankt-Peterburg. On vist Sankt. Ta on sanktsioneeritud Peterburg. Sankt-Peterburg. Ehk siis on see Peterburi tee. Peterburi tee on Lenska maante. Kui räägib sellest, siis tõenäoliselt teel Narvale või teel Narva või teel... Ta on teel Narva, jah, et kui sa lähed näiteks 9-aastane poiss, aitäh selle kirja eest kõigepealt. Ja see on hea endalgi meenutada asju. Aga see on Lenska maante. Meie olime 9 kui sa lähed Rakvere või Narva või Viitnale või Jõhvi, siis sa lähed mööda Lenska maanteed sinna. Või Kadrina või Kolga, ei. Käsmu, jah. Palju me saame ikka mööda Lenska maanteed. Või Sillamäe või... Jah, Peterburgi tee on see siis tänase järgi. No vanasti oli ka siuke asi, et ma nagu poiss olin, siis keegi sai, üks minu onu oli niisugune 65. sündid, ehk siis 10 aastast minut vanem, ehk siis kui ma olin siuke 10, siis onu oli 20. Joks ütles. Meil ongi alati, et onu Veiko on matemaatikas tugev, ma olen täiesti perses, ma ei suuda ühtegi asja kokku arvutada. Ja seepärast mul ongi nii palju raha vaata. Ei suuda ära raisata. Ma ei suuda seda ära lugeda. Ma ei oska oma miinust välja arvutada, seega mul on palju raha. See on kohe nagu vahest mõned küsivad selle minu alter ego käest, selle Janni Uuspalu käest, et kuule Jan, et palju sa siis päriselt teenid? Siis ma ütlen, me tea. Ja siinkohal tahakski teha peatuse õhksoojuspunpade tootja. Midea, väga head tooted. Aga jah, tõesti on head tooted, isegi kasutan neid. Sa kasutad ka? Mulle tuli välja, et me kasutame. Ta oli onu Juho oli ja mis Lenskaga seotas. Lenska ja Leningrad. Mis ta päris nimi oli? Juho. Juho oligi. Johannes. Ta oligi onu Juho. Pikk Juho. Siis tal oli seal mingi pruut tekkinud ja siis meie nagu vennaga käisime narritamas teda, ta oli hoovi peal saunatoas selle pruudiga, proovis seal midagi arendada. Me käisime kogu aeg narrimas ja õrritamas teda ja siis me ei jätnud järele, siis lõpuks ta nagu ikkagi vihastas ja ütles, kuradi poisid raisk, teid tuleks Leningradi ümber nikkumisele saata. Ja siis me läksime kokku. Siis me läksime siis me läksime, otsisime ühe auto kummi, panime selle põlema ja lõkke ääres mõtisklesime, et mida see onu meile täpselt nüüd ütles. Leningradi ümber nikkumisele saata. See on hea, saite neid refi aure ka sisse peast juba. Sealt need jamad tekkisidki. Ja siis tuli üks onu sõber ka kihutas see ringi. Ühest tänava otsast teise, mingi Siguliiga, mille ta oli just vist saanud kuskilt. Ja siis peatus meie kummivilinal. Tšau,
ta oli kuskilt närikat ka saanud, näris näpsu ja onu Joo küsis, et no, et mis teoksil on ja kuule, niisama siin, käisin Võrus ja Valgas ja Žiguliga. Vaatame see edasi. Kurat, seda polnud. Ma ei olnud seda väljendit enne kuulnud. Närikas. Oli kuskil närikat. Ärikad olid ka vaata talle. Viru ärikad olid närisid närikat. Timor oli boss, oli närika ärikas. Aga Timor oli, me nägime und ainult siis. Jenki näts oli ärikatel. Ja siis oli, me saime vaatsuseks äkki ruudukujuline pakk oli PK. Purukummi tähendaski. Purukummi, PK. No ühesõnaga, tollel see oli Soome närimiskumm, mille nimi oligi närimiskumm. Juicy Fruits oli meie märgune nagu tollel ajal, kui oli Lenska maantee. Mul oli märgune nagu üks alasti naine. Isegi. Palju kõvem. Ja nõukogude ajal nägin juba lääne alasti naist. Mina kartsin neid, nad tõmbasid mind hoovi pidevalt. Tule võtta, tule õunaraksu. Tule varasta õunu, poiss. Mõnus, värske õhk, uus hingamine. Kõik on nagu sama, aga tegelikult hoopis teine. Oota, aga mis siis muutunud on? Eriti nagu midagi, aga tegelikult väga palju. Rohkem võimalusi, rohkem mänge, rohkem äppe, rohkem tippsportlasi ja rohkem tippmeeskondi. Ja nüüd pohmellipäev ka. Ja nagu alati, kõike seda vastutustundlikult. Sest ütleme, et sul lemmikasi maailmas on olla kuskil hästi kõrgel, ilma igasuguse ohutustrossita, ohutusvarustuseta, siis sa ju ilma teadet vaatad ikka enne ju. Igatahes mul on väga hea meel teada anda, et PAF on nüüdsest pohmellipäeva peasponsor. Ja tänu nende toetusele me saame jätkata seda retke, mida me siin juba pea 6 aastat käinud oleme koos. Nii et suur aitäh PAFile ja lähme tagasi episoodi juurde. Nii, järgmine sõna, mis peab poisile seletama. No võtta tidi see ette. Krjukov ja Kibuspuu. Krjukov ja sellega mul on endal ka, ma pidin teadlikult, kuna ma olen väga teleteatri ja estraadiklassika ja siukse ERR-i arhiivi võõras inimene, siis siin täitsa suhestun selle poisiga vähemalt 10 aastat või 15 aastat tagasi, siis juba Tolk ja Maimik olid teinud mingid sketše, kus nad nagu jäljendasid seda samat, et ikka omal ajal Krjukov, Kibuspuu, nad need tegid nalja. Ma ei saanud aru ka, millest nad räägid. See oli 80-ndad meie suguste jaoks. 80-ndad. Krjukov ja Kibuspuu olid põhimehed ja ma kujutan ette, et nagu Krjukov ja Kibuspuu võib-olla on, nagu mina olen teie jaoks Krjukov ja Kibuspuu, nagu nemad olid minu jaoks Krjukov ja Kibuspuu. See võib midagi sellist olla. Millal sa siis ära sured? Et nagu teil on Veiko ja Tedi Horror, meil oli Krjukov ja Kibuspuu. Ei, ma kurat nendesse kingadesse küll ei julgeks seda paigutada. Hei, mina ka, kumma sa võtad Krjukovi või Kibuspuu? Nad olid ikka tegijad, selles et nende sketšid olid eriti tollel ajal oli vana-aasta programm teleprogrammis hästi oluline ja siis nende sketšid ja naljad olid ikka üle prahi head. Okei, aga kas need on siiamaani ajavad naerma või? Sest et meil... Ma olen paari asja vaadanud, enam ei aja, aga teatud asjad ajavad. Ja need, kes on nagu ütleme niimoodi, et Krjukov ja Kibuspuu sketšid isegi ei ole oma aega nii hästi ära elanud, kui näiteks Mehed ei nuta film. Kus olid siis Endel Pärn ja Ervin Aabel ja sellised tiimid. Et Mehed ei nuta on ikkagi väga hea absurditajuga film. See on see, okei, see oli, mul läheb need keskpäevane praam ja mis iganes, see läheb kõik sassi. See on täiesti nagu see on ju eelmise sajandi algus. Aga selle Krjukov Kibuspuu puhul mingi saade on ERR-is või ETV-s käib või kuskil Eesti kanalis, kus on lihtsalt luubi peal on need Eesti huumoriklassikad. Ongi mingi Eesti kanal. Aga ega seal on niimoodi, et ega seal ei tule ju palju nalju. Jah, täpselt, seal on nii vaatad seda mingit Ita Everit, mingit meest mängimas kuskil rongijaamas. Ta on ikka tolle aja kontekstis. No seal oligi Krjukov ja Kibuspuu tegid selle Ita Everi show, Evergreen show vist. Ja Krjukov ja Kibuspuu olid Ita Everi sidewingid seal nii. Ja nad olid hästi kuulus koomikute tandem. Nad olid vist enam-vähem ühe vanused, eks ju? Nad läksid ka mingi aastaste vahedega. Ja ühel kursusel isegi õppis. Nagu Sepp ja Avandi.
Sepi Avandi põhimõtteliselt, jah, Sepi Avandi. Ja siis, mis tekkis nagu mingil ajal tekkiski see, et kui uued ajad tulid ja Krjukov ja Kibuspu olid juba nagu Manala teele läinud. Manala teele tähendab surnud. jah, idiootidele. Siis väike. Ei, noortele lihtsalt. Mis Mandala teele? Mis minu meelest noored ei ole idiootid. Aga siis tekkiski see, et mingi vanem põlvkond, kes ei viitsinud uue aja, no midagi juurde lugeda ega midagi, lihtsalt panid õlli ja lihtsalt tänapäeval ei oska keegi enam nalja teha, Kips ja Krjukov olid ikka, need tegid veel viimased, kes tegid nalja, aga praegu ei oska ju keegi teha. Et alati tuleb mingi põlvkond, kes ei viitsi lihtsalt aru saada, kus maailmas nad elavad ja siis elavad selles oma vanas nii-öelda anakronistlikus maailmas, eks ole. Aga kas te proovite hoida silmad lahti ja minna kaasa uute tuultega või tundub juba, et tuleb see kurat? Mina ei ürita üldse mitte midagi austades. Mul on kuidagi vanast rasvast jäänud niimoodi, et kunagi ammu sai raadios saadet tehtud, siis oli täpselt 10 aastat pausi, siis ühel päeval tädi Mirror, Horror helistasid, kuule ma käisin RKS mitte intekat andmas, et pakuti, et võiks mingit huumorit teha, et viitsid hakkama tegema. See oli 2013 aasta lõpp või 14 või 13 vist. Ja siis mõtlesin, et ai hakkame Läksin siis Raadio 2 pärast 10 aastat seal mitte tegutsemist. Ja siis me hakkasime lihtsalt nagu laduma mingit asja. Ja ma ütlen ausalt, ma ei tea, kas mul on elutempo kiire või ma olen lihtsalt liiga mugav inimene. Ma ei viitsi üldse selliste asjade peale mõelda. Või pole veel see hetk ette jõudnud. Ma mõtleks nagu, mida ma teen ja miks ma teen. Ja just. Mõnda asja elus vaata, väheseid asju elus on äge teha nii, et sa ei mõtle. Aga mina pole üldse kunagi mõelnud, mida ma teen. Seda enam. Tegelikult ka sellepärast, et ma katsun olla nii, nagu ma olen ja ma ei hakka seal mingit mis on minu see image või? Kuidas pöördun veel spetsialistide poole. Ega see image'ist ei hoiti. PR-meeskond ütles seda lausa, et ma praegu ei tohi öelda. No siis sellest hetkest läheb asi nagu siis läheb natuke pekki. Aga selles mõttes küll, et ega mina ei saa enam väga paljustest asjadest siin maailmas aru. Nagu väga paljudest. Ma olen isegi kuulnud, isegi sina paaris oma episoodis oled öelnud, et mingist asjast enam üldse sotti ei saa. Ja see on mulle kergendus, seepärast, et ma mõtlen, et okei on ju, et ütleme siin sinu ja selle stand-upi skeene ja Sander õigus ja sinu tuules ma olen nagu enam-vähem püüan aimata, et enam-vähem sotti saada, et mis teie põlvkond veel räägib. Enamusest aru ei saa, aga mingi koha saan aru, et teen kaasa, aga vähemalt ma olen mingis paadis veel vaata. Ja just. Et ma küll ei taha olla see, kes hakkab ütlema, et kuradine ma ei tea, Avandi ja Sepp olid veel viimased, kes nalja oskasid teha, et praegu pole kedagi. See ei vasta tõele. Tänapäeval on nii palju huumorit ja head nalja. No tegelikult peabki olema, sest see maailm läheb päris imelikuks juba. See humoristidel on kohustus satiiri teha selle üle, mis praegu toimub. Ja, just. See on nagu kohustus. Ja, aga... Teemasid otsima ei pea, nagu vaata, elu viskab niimoodi ette sulle. Ja lihtsalt küsimus on nagu mina ei saa enam hästi aru, et kui sa sellest aru ei saa, mille üle sa nalja teed, siis võib kehvasti minna. Hakkad tegema mingit noore popstaari nalja ja siis nimetad Nancy't. Kõik on... Ilus nagu Nancy, et... Mis on tõene. Ilus küll, aga ta on ju vana. Ja siis vaidled. Sorry, Nancy. Aga on päriselt, ka oli, on. Ma nägin mingit reklaami. Mina olen nii, mina vanust ei näe naiste puhul, nagu jälgi. Ma näen ühte kohta. Kahte kohta. 3 kohta. 4. Hakkad lugema praegu. Oota, las. Üks oli 2. Neid on 2. Siis on 1. Jah, 3 kohta. Keskmiselt 5 kohta. 5-6 kohta, ütleme, vaatan. Küsimusele, mis sulle naiste juures meeldib, ütleb, oota. 5-6 kohta, ütleme umbes meeldib. Ja siis lõpuks teed siukse jutu ära ja siis, tegelikult olge oma ausad, mind see väline üldse huvitab. Mind huvitab, mis on naise sees. Mida saab sinna sisse panna. Sind huvitab peenis. Aga see, nägin see... Mind huvitab see, mida sinna sisse saab panna. Erinevad objektid. Okei, liigume edasi. Onu Veiko ja Tedi Horror. Peenise huvilised. Peenise huvilised poisid. PHP. Asjaarsustel endalt ei õnnestunud kommentaari saada.
nägin nõndaviisi. Nägin siis reklaami, kus oli peal üks naisterahvas ja ma olen nagu vanusepime, on ju. Aga küsisin oma siis tuurimanagerit. Mitte sellel hetkel ta oli Miikali tuurimanager, sest tema tuur käis, aga meil on sama inimene, kes meil manageerib tuure. Ja siis... see oli sinule oli teinud siuke Pallinna asja plakati või? Ei, nägin Viljandi selles Uku keskuses seina plakatit. Uku keskus? Jah, nägin... Ja seal oli naisterahvas mingi Gold Time'i reklaami ja siis ma mõtlesin, et ossa raisk, Nancy näeb nii hea välja. Ja siis tuurimanager oli, see on Elina Netšajeva. See on Elina. See on Pillepürg. Ehk et uhke tunne oli, ma nagu tegin kaudselt komplimendi. Aga... Väga ei jälgi siis seda skenet nagu. Väga seda ooperi ja skenet ei jälgi ja ma väga ei tea, mis seal veel toimub. Polegi vaja. Kas me läheme edasi? Läheme edasi, vaatame. Meenutan siis, kui keegi pani poole pealt käima või jäi täis, meile saatis väike poiss kirja ja tahab siis, et külalised seletaks lahti nõukaaegseid väljendeid, millest tema midagi aru ei saa. Nii et nüüd on 3. sõna. Järgmine maladjets. Tubli poiss. Maladjets on otse tõlkes tubli. See oli selline tunnustav selline sõna, kõlks, lõid käega vastu, tead, õlga. Ütlesid, maladjets, kurat. Seda nagu rohkem kasutasid koolis sõjalise õpetajad. On ju? Meie ajal oli sõjaline, mis aine oli. Nõukogude sõjaväeline aine. Õppisid laskma, vaenlase pihta, tulistamist, kapitalistide pihta tulistamist õpitasti meile. Siis granaadi mingi onu Sammi või mingi paha ameeriklase pilt, siis selle pihta tulistame, pihta said, ta ütles, maladjets. Ma mäletan, granaate sai seal visata. Oli granaatid, eks ju? Need visatakse siiamaani vist sõjaväes. Mis põhikoolis käisite, siis sai juba tulistada? Selle staadioni peal, jah. Tegelikult sõjaline tuli keskajal. Oli, jah? Ehk siis 10 astmes. Ja. Jah, nüüd peab keskaga lahti, keska oli siis nagu keskkool, see on nagu gümnaasium. Just. Mõtlesingi, et mis keskajast räägid. Kellegi tuleb lautoga. Keskajal võtsime viina. Keegi tuli lautoga sõjalise tundi. Kuule, võtad väikse viina kohe. Ma ei saa, ma olen lautoga. Maladjets, noh. Väga maladjets. Lähme edasi või ei lähe? Aga mis see maladjets? Ma lihtsalt tõenäoliselt see poiss on ka kuulnud, vaata hästi palju on niimoodi meil sõber Kaarliga oleme rääkinud, et nagu kui ikkagi vanem pereliige räägib mingit pikka lugu, siis on hästi pikk lugu ja siis see nii-öelda trendikas sõna, see punchline seal lõpus või see lööklause lõpus on alati midagi venekeelselt. Ja siis me ei saa sitta, kui me oleme investeerinud minuti sinna nagu 7 võib-olla isegi. Ja siis läksin sinna, siis tuli see joodik või kukkus kraavi ja siis ta ütles, aga tead, mis üks asi, mis mul sellega meelde tuli? Ma olen kuulanud, oma pojad siin on sellises vanus, jube palju kasutatakse sellist venekeelset sõna nagu tavai. Jah. Sa ise kasutad ilmselt. Ja sellega on üks pull lugu. Ma seletasin ühele oma poegadest seda hiljuti, mingi aastaga tagasi, et see ei ole nagu sama, mis on okei. See ei ole nagu lihtsalt, et tavai või okei. Ta on nüüd nagu kujunenud nii, et seda kasutatakse nagu see oleks nagu okei. Tavai on nagu minu arvates, sa paranda mind, et on nagu selline tavai, teeme ära, okei, teeme ära. Tavai nali vai on ju. Et see on nagu let's go rohkem. Et ta ei ole nagu okei. Ja siis vahel nagu seda öeldakse sellises kontekstis, et nagu, et kuule, et see asi käib niimoodi, okei, tavai. Et see ei ole nagu, mis mõttes, et mis me siis nüüd edasi teeme, on ju. Et see on üks selline sõna, mida kasutatakse. Subaid kasutatakse. Seda, kus tavaid kasutab ka minu 5-aastane tütar. Ja see sõna ikka läheb üle põlvkonda. See on tore, jah. See on ka ju vastik, lahen sõna, peaks välja juurima selle. Ja diivanit ei tohiks ka öelda, aga tavai. Ei tohiks, jah. Diivanit ei tohiks üldse olemas olla. Võiks olla ikkagi toolid, tugitoolid ja palju. Jah, pange järjest tugitoole. Mis te panete niimoodi ühe pika? See välja. Nii, järgmine, oota, mul läks see kurat. Mõtleme, enne mõtleks diivanile siis uue sõna välja. Diivanile või? Sofa. Aga see on mõeldud vist juba või? Või ei ole või? Sofa on olemas või? Ma vaatan korra sõna veel. Ei no sofa on olemas, ta ongi diivanit, tähendab sofa. Aga see tuleb tõenäoliselt kas saksa keelest ilmselt või?
miks ta teeks? no tegelikult on Soft, saksa keelest meil palju rohkem laensõnu kui vene keelest õnneks, mis näitab ka seda, üldse saksa keelest on meil köök, kõik asjad baltisaklaste ajast. Käkken. Venelastelt me oleme ikka... Kikendi kökk, venelastelt me oleme ikka väga vähe võtnud. Omal ajal ikka võeti väga palju. No võin nõukaajal küll, aga ta oli pigem... Enam õnneks ei võeta. Ebameeldi. Mul sõpruskumb gängil praegu tuli meelde, oli kunagi släng. Te tead, vahel tekivad täiesti random slängid ja siis nad hakkasid naise siis nii-öelda seda intiimpiirkonda kutsuma köögiks. Ja siis neil oli lööklause, et tule naine näita mulle teisest toast kööki. Ja siis Kikendi kökk oli kõige naljakam. Kika kööki oli kõige naljakam. Lähed tornist mööda. See oli alamsaksi keeles oli see Kikendi kökk. See oli see alamsaksa Rootsi oma. Kanapee võiks ka öelda. Kanapee. See on mingi spetssofa. Kanapee on spetsiaalne sofa juba. Ühel pool ei olegi seda käe vedelemise tumba. Nii, vaatame edasi. Is, vass, kass ja kõik muu sarnased. Need olid autod. Oota, mis oli? Is oli motikas. Vass on siis nagu, Is on mootorratas selle ülega, aga vass on nagu lada, kui te tead vene autot lada. See on vass. See on nagu... Ei, no see kass ja vass, A ja Z tähendasid autosavood, autovabrik siis. Ja siis selle ees oli linna nimi, siis Vass oli, ma ei mäleta, Vitebsk või Vitebsk autosavod. Vitebsk autosavod. Ja siis Gass on Gorkiski autosavod, Gorki autosavod, seal tehti kasse. Mis on nagu... Mass oli, vaata, mingi veoauto oli Mass, M-A-Z. Ja mis siin veel oli, Is oli motikas, Is oli tegelikult oli ka Moskvitsi auto, oli Is tegelikult. Vassiga on muideks näiteks niisugune lugu, et kui sa ükskõik mulle või onu Veikole näitad ette erinevaid Vassi mudeleid, ehk ladamudeleid, ma ütlen kohe ära, kas ta on Vass 2101, Vass 2105, Vass 2107, Vass 2108, ma ütlen kohe ära, mis ta on. Seal on esitulevärk on ka. Ja me ütleme selle isegi seest, kui sa näitad seest meile, me ütleme ka salongi järgi ära, mis Vass see täpselt on. Oleks pidanud pildimängu tegema. Teeme, ma valmistan ette kiirelt. No ühesõnaga, need on jah. See oli, Vass oli nagu, lada oli kõige nagu šefim auto. Kas tänapäeva inimene, nooremapoolne inimene teab, kui sa ütled lada, et see on see vene auto, on ju? Või ei ütle midagi või? Mina veel tean, aga teised... Tegelikult vana kooli rahvas kutsub seda või kutsus või selle nimi oli Žiguli, on ju? Žiguli õlut müüakse kuskil, ma nägin. Just. Et see Žiguli oli välismaalaste... Ta oli, kus juures see Žiguli või... Ma ei mäleta, see üldse see tehase nimi pandi ühe itaallase järgi. Aga mul ei tule üldse selle itaallase nimi. See on Togilatti. Toljatti, jaa. Linna nimi oli Toljatti. Toljatti autotehasest tehti neid Vasse, mis on, ja esimene Žiguli, Vass 2101, on otse maha võetud Fiati pealt. Ongi, jah? See oli mingi Itaalia kommunist, kelle nimi oli Togilatti ja selle tema nimi järgi pandi selle linnale nimi, kus hakati autosid tootma. Ja autod toodi siis ka Itaaliast olid Fiatid. Fiatidest hakati tegema siis Vazze või Žiguliisid või ladasid. Okei, vormi järgi. Ta oli veel, Siks oli ta nimi, nagu Žiguli, Žigull oli kõige rohkem öeldi. Aga mis siis, kui juba teema on, mis siis Kokuka päris nimi on? Vesna. Vesna oli päris. Ei, Desna. Desna ja Vesna. Desna. Aga kus see Kokukas tuli üldse? Sest ta on kokkupandav jalgrattas. Aga sa seda... Ma mõtlesin, mida sa kokutad sellega. Ei, see on nagu kokukas. No see mahtus vaata autole pagassi, nagu öeldi. Väga hea. Vaata, vanasti ei öeldud kindalaegas. Kas sa kasutad kindalaegas sõna või? Ei, ma ütlen ikka pardartšokk. Pardartšokk. Siis see on jäänud. Ja pagass ka, tegelikult on ju bagažnik. See on ju vale. Pagaasiruum. Pagaasiruum, jah. Pane see mulle autole pagaasiruumi, ole hea. Lükka sinna taha. Lükka taha. Katuse pagassi. Siis on Peet. Peet, jah. Peet oli siis sitt vein või? Just, et Peedi vein, jah. Peedi panime kõik 3 Peeti näkku ja siis palavai minema. No, aga see oli niimoodi, et mida näiteks meie olime kusagil 90-selt hakkasime parmul laskma Peedi veine. No ütleme, mina olin 10, vend oli 9. Siis hakkasime juba proovima, et parm tõi meile, andsin parmule raha
et ta tooks poest meile õlut või peediveini. Ja need peediveinid olid siis, ma ei teagi, kus see peed sõna tal tuli, aga nad olid kõik veinid, seal oli pihlaka õuna, aga see oli kõik, nad olid nii sita maitsega kõik. Pähe hakkasid hullult hästi. Nimetus oli peed, no peedivein umbes. Nagu peedist tehtud vein, nagu peedist pesumaline trummer tehtud on ju. Peedist tehti veini siis nii. Aga nad olid kõik, nad olid head odavad ja hakkasid jube hästi pähe. Aga siis ju oli nagu head veini ju ka ju. Ei olnud või? Ei olnud. No tead, mis oli? Oli üks vein, mis oli vist Moldaavia või Bulgaaria, oli Monastirskaja Izba. No jaa, aga kui sa... Aga see oli joodav, aga mingisuguse Coca-Cola, Pepsiga segi joodi. See oli niimoodi, et kui sa praegu seda saaksid, siis sa saaksid aru, et ajad olid raske. Kõige kallim suits oli Tallinn. Aeg oli raske. Mis oli nagu ülgelt ja 60 kopsi maksis. Kui praegu selle saaks, ilmselt sureks ära, vaata, selle lõhna kätte. Monastõrska, mis see tähendab üldse? Ma ei tea. Manasõrr on nagu klooster, see on kloostri mingi vein. Pruul. Kloostri ipa tähendab. Kloostri. Hästi peen oli. Kloostri vein. Hästi peen vein. 100 grammi. Just. Kusjuures, ma räägin siia kiiresti loo. Ma olin, eelmine nädal olin Viinis, juhuslikult samal ajal, kui Eurovisioon toimus. Mõtlesin, ma lähen luuren selle ümber, et mis vaatan, tšekin ja siis käisin kõrval pubis jõin. Õlut ja vaatasin ekraani pealt seda, see Eurovisiooni lava oli 100 meetri kaugusel, jube lahe feeling oli. Ja siis sinna tulid poolakad sisse ja neil on siiamaani see 50 ja 100 grammi laks. Et ei ole nagu, ei ole 4 senti ja 8 senti, vaid nad tulid mingi poola inglise segakeelest tellisid endale jooke, ütlesid 50 gramm, 100 gramm, midagi. Ja siis neile valati nagu need šotid, siis nad vaatasid ka need niimoodi kahtlasid. Et neil on siiamaani on 100 grammi ja 50 grammi. Ja minu meelest see tuli alles 2000 alguses tegelikult Eestisse, kui läksid nagu šotid, läksid 4 sendi peale. Et enne seda oligi 100 grammi oli selline korralik niuke topelt 0,5 on ju. Tallinnas oli üks koht, kus ta oli juba varem, oli Eesli tall, mida omas üks taanlane. Eesli tall, vaata, see on Compromise Blue ja Ultimate kõik mängisid seal õhtut ja ta oli kõige kuumem koht. Nurja taga. Eesli tallis olid, need tulid juba palju varem, juba 94 oli minu meelest seal nagu sentides nagu. Aga siis pärast võtsid ka selle kõik üle, et see kuulus ka selle juurde, et saaks hästi kiiresti nagu, mida rohkem nõuka ja mõõtühikutest ja kokkulepetest välja, seda parem. Kunagi käis las olla 4 senti. Kunagi käis ansambel Brainstorm, käis ka Eestis, kui see oli tulnud just, 2000 alguses. Ja siis nemad ka nagu ei saanud aru, et mis kuradi 4 senti, et mis asi see on, Läti ei olnud see veel siis jõudnud. Ja, nad on nii aeglased. Ehk siis küsimusele, mis on 100 grammi, 100 grammi oli selline korralik mehe kogus, kui sa läksid kõrtsu, sa ei hakanud 50 grammiga seal, 50 grammi oli nagu tervisenaps, aga 100 grammi oli ikka, et hakkame jooma. Ja see on siis ka ikkagi nagu see milliliiter, ja? Ta on, ütleme niimoodi, et pudelist said 5 meest, said 100 grammi, 100 grammi on siis 2 korda 4 senti pluss veel 10 grammi juurde. Midagi siukest. 20 grammi juurde tähendab, jah. On jah, tõestasid jah, tidipoint. Need matemaatika värgid. 100 grammi 4 senti pluss veel 90 grammi juurde pluss veel 100 kilo kartulit. Ma ei tea, kuidas me nii täis on. Matemaatika õpetaja keerab praegu kuradi teist külge. Oota, mis asi järgmine on? Krishinjev. Krishinjov. Seda ma ei tea. Kõik igal pool jäävad vähemalt võib-olla, mina olen kuulnud. Okei. Seda ma ei tea tõesti. See on, kunagi oli üks korvpall oli Krishajev, aga see on miskit muud. Tema oli ukrainlane ka veel pealegi. No oota, ma pean... Krishinjev, seda ei tea, jah. See oli nüüd... See oli ühest teisest... See on vale saade, jah. No ma näiteks ühte ma mäletan... Võiksime nüüd ülejäänud järele jäänud aja arutada, mis see Krishinjev siis on siia puutub. See on, ma leidsin üles, see on... Äkki ta on mingi pedeross? Võib küll olla. Äkki see on piider. Kui me väiksed ütlesime, siis me piidri kohta ütlesime, arvasime, et see on pedeross. Mingi pedeross oled või? Suvaline pedeross. Ja kus üles põhiline on see, et sinnamaani, kui selliseid asju nagu noored ja lapsed ütlesid, nad keegi ei teadnud päris kindlalt, mis selle all mõeldakse, mis see tähendab. Muidugi ei teadnud. Pedeross oleks täielik.
Nikuhaige öeldi ka, vaata. Nikuhaige pedeross. Nikuhaige naksitrall öeldi. Kurat, see on mingi Nikuhaige naksitrall või? Nikuhaige pedeross oli ka tavaline pedeross. Mõttetu pedeross. See oli väga palju erinevaid variante. Sõimusõnadest meil puudu ei tulnud, ütleme ausalt. Isegi ilma inglise keelt oskamata. Sest alguses öeldi ka väga julgelt fuck you. Fuck oli, jah. Ja siis mul üks sõber käis seal inglise kolledžis, siis ta õpetas, seletas mulle ükskord ära 4 silma all. Ei ole, aga on ju fuck, ei ole, fuck öeldakse. Siis ma olin segaduses, ma mõnda aega ei kasutanud seda välja. Ja siis käisid läbi need 4 aastat, mis sa oled igal pool avalikult karjunud fuck you. Mul on mingi põlvkond ütleb ka, mul on pannud kõrvada, ütleb Jack Norris. Hästi palju on nagu Jack Norris, et nagu Jack Norris just. Väike asi. Siis Askur Alas andis nüüd välja uue Jack Norrise mis kumb ma nüüd ütlesin? Jack Norrise naljade mingi raamat, aga kuna tema on nagu kangelaste ja saagade tõlkija ja uurija, ta andis selle nagu täiesti uue vaatenurga alt, mitte nagu naljaraamatuna, aga respektiga selles suhtes, et Jack Norris on üks niisugust tüüpi kangelane, millist ei ole varem kunagi esinenud üheski müütides, saagades kusagil. Alati on kangelastel mingi viga. Nagu Achilleusel on kand ja Kalevipojal on mingi, et on lihtsalt et siuke mingi lollus. Aga Jack Norrisel ei ole ühtegi viga. Et ta on arukordne kangelane, vaata. Ja siis oli, Juku raadiost kuulasin neid, nad tutvustasid seda. Ja siis nagu Juku raadio, härra Juku raadio, Juku Kalle täitsa lampi viskas ise, mõtles koha peal välja, et no ma ütlen ausalt, mulle need naljad pole kunagi meeldinud, ma pole aru saanud, aga see on siis umbes niimoodi, et Jack Norris on ainus inimene, kes suutis kapsa raamatuks lugeda. Ta pani ise koha peal, mõtles välja. Ja siis ütles, ja, täpselt nii on, jah. Aga see oli nagu nii hea. Üli hea nali. Kuid ette, mingi vend suudab kapsa raamatuks lugeda. See on ikka kõva kangelane. Oota, aga mis veel mingid nõrgad kohad on? Achilleuse kand? Kalevipoeg oli ikka nagu lihtsameelne või nagu ma ei tea, kes ma võin segi ajada, kes Spider-Man või keegi see surma on ju, noh. Tema võib saada surma, jah. No on ju, et vaata jällegi ei ole nii kõva. Supermehel on ka Kryptonite vist, Supermanil on mingi aine, tulnukate aine, mis kui ta täielik luuser nohikulla, siis sellist asja teab. Zombid vist ei saa surma. Neile vist oli... Nendel ikka on midagi, näitad valgust, vaat, sest ta kärssab ära. No võt. Zombi. Jack Norrisel ei olegi. Jack Norris suri ka ju ära, kurat. No ei, see ei ole kindel. Ta ei surnud. Hoia vinge kinni. Ta on praegu surm põgeneb. Ta on kuskil koridorides. Kuule, Jaan, sul on siin hea koht. Võib siin vaikselt edasi elada salaja. Suvel lähevad tuurile. Jack Norris ajab mind taga. Tätel tuleb Matverega või ei Chuck Norrisega, päriselt elus Chuck Norris, jah keegi piletid ei osta ja pärast on mingi ongi -100 000 eurot oi ei ma leidsin üles nii, see Krissajevi või jälle kadusin see on Moldova kunagine pealinn Kišinjov on see. See on Kišinjov. Ja nüüd on ta Kišinau. See on kusjuures seda sorti nimi, mille kohta meie ise ka mõtlesime, mis kui nimi see sekund. Kišinjov. Me pidime kunagi õppima koolis selgeks kõik 15 Nõukogude Liidu vabariike koos pealinnadega. Ja mina arvan, et mina libisesin sellest niimoodi üle, et meil ikkagi kuskil seal taga kaugemal nende osariikidega ei olnud päris nagu lõpuni selge. Siiamaani ei ole. Minul oli umbes samal ajal oli niimoodi, et ajalootund või ma ei tea, mis tund see oli. Isegi geograafia või mingi tund oli. Igatahes. Tund aega igatahes käistis, seda ma mäletan. Ma sain juba seal 3. või 4. klass või, kus see ajalugu algas või geograafia. Kus see ajalugu üldse algas, ma tahaks teada. Ma sain juba siis üsnagi tuntuks, sest minu tunnikontroll isegi loeti ette klassi ees. Eesti raadios. Õpetaja luges. Ma ei viitsingi õppida neid asju. Ja siis ma ükskord lihtsalt kirjutasin
mul oli jälle, ma ei tea ühtegi vastus, siis ma kirjutasin sinna, ega ma robot ei ole, et ma kõiki selliseid asju pean meeles pidama. Õpetaja oli nii solvunud, luges terve klassi ees ette. Mina pean õpetaja küll olema, aga sinule ei sobi robot olla. Robotlik õpetaja pean mina. Facebookis nädal aega tagasi ma nägin ühte pilti, kus sa oled mingi 6. klassi poissi ja võtad õpetaja käest mingit lilli vastu. Ma salvestasin selle pildi ära, sa ise ei näinud seda või? Ei. Kus see, kes see? Mingi Keila teatajatest kuskilt või midagi kohast oli. Mida? Te ütlesite korra? Väga võimalik ja mina ütlesin, et pisipõnn. Punnvõrr on ka veel üks selline sõna, mida keegi kindlasti ei tea. See on nagu mopeedi eelkäija või selle rollari. Abimootoriga jalgratas. Kas Delta ja Stella olid punnvõrrid? Ei, need olid mopeedid. Delta oli mopeed. See oli sellise pisikese sellise mootoriga, seda ehitati tavalistest jalgratastest ümber, läksid, ostsid Tondi tänav oli Motrossovi tänav kunagi. Seal oli motikate pood. Motrossov oli see, kes ise kuulipildu ette hüppas, et ilma asjata. Midagi paremaks ei läinud sellest. Keha lasti läbi lihtsalt. Kes see oli, kes oma vanemad üles andis? Ka mingi Matrossov ja mingi ka M-tähega mingi, ma ei saa praegu öelda. Mulle see lugu meile koolis ajalootunnis tooti eeskujuks, et vaat kui õige inimene andis oma vanemad üles. See oli nagu Nõuka ja Chuck Norris. Ei meeldinud kommunistlik see. Tead, mis see point oli? Point oli selles, et sellel perel ei olnud süüa, see olid isa, ema ja lapsed. Siis isa töötas viljasalves ja ta tõi seal mütsi seest koju nii palju mingisuguseid kruupe, et perekond jääks ellu, saaks süüa ja siis poeg andis isa üles. Ja see on siis nüüd hea lugu. Ja see oli nagu eeskujuks toodi. Issand jumal. Rõvedasel ajal. Jõbe kahju, et mul see nimi meeldida. Ja meile lugeti seda eeskujuks, et nii tuleb oma riiki. Aga kas seal oli tunda ka seda nii, et õpetaja oli niimoodi terve aeg, kui luges, et osad õpetajad olid. Osadega oli, aga osadega ei olnud seda aru saada, aga no tõenäoliselt tagantjärele vaatas ikka küll niimoodi, et ma usun, et õpetaja klassi ees sai aru, et lapsed saavad aru, et ta puhub paska. Aha, loodetavasti. Aga lihtsalt meid oli ka õpetatud niimoodi. Värvivahetajaid oli korralikult. Me kõik noogutsime kaasa ja et see ei hakanud nagu seal midagi vaidlema, sest me ju kõik teadsime tegelikult kuidagi moodi kõik, millest tegelikult case on, vaata. Juba algkoolis me teadsime, vaata. Me teadsime, mis on sinimust valge ja mis on nagu... Ei no, aga mitte kõik, seda ikka hoiti, vaata. Mõni on ikka... Sõltus kodust ikka väga palju ka, et ega ei teadnud midagi. Kes see viitsib? No mina oleks nõukaajal kindlalt kommunist on eeskujulik. Mulle nagu reeglid meeldivad. Mulle meeldib ka silmaklapid peas jälgida, minna lihtsalt mingisse gruppi ja edasi panna. Jaa, ma olen täiesti nõus, aga mina olin ka. Ma olin üli eeskujulik pioneer. Mul oli vilenöör isegi. Ma olin Lenini rajooni parim fanfarist. Ma olin teine. Fanfaristide battle oleks. Ma olin trummar teilt. See vilenöör oli umbes see, et sa nagu mingi auastme omale vaata pioneerina. See tähendas seda, et ma sain mingid esindus pioneeri kogunemistel sain käia fanfaari mängimas. Kõik vaas, šef mees. Aga samal ajal ma teadsin ka kõike seda kust me põlvneme ja et Eesti Vabariik oli ja kõik seda ma teadsin, et nad olid lihtsalt koolis rääkida. Kodus võisid rääkida ja kodus oligi niimoodi, et sellepärast, et see oli huvitav, et nagu lapsest peale juba said aru, et see maailm ei ole õiglane ja sa pead nagu ühes kohas pead ühte juttu rääkima, teises kohas teist juttu, sa peadki olema nagu kameeleon. Meile õpetati juba isegi lasteaias see selgeks. Tee nägu ja saa kõigiga läbi. Mul selline lugu tuli praegu meelde lasteaiast, et pandi joonistama lapsi. Esiteks see idee, väga loll idee, panna 4-aastased joonistama Leninit, mõtleme siit sealt välja võib tulla. Ja siis kõik joonistasid ja mina siis joonistasin, ma ei oska siia, ma üldse joonistan, ma joonistan samamoodi nagu seal 4-aastasena. Ja siis ma tegin, Anu Lenin oli prillipappa, ise kommenteerisin niimoodi joonistasin. Nagu vaata, ma olin nagu veitsi nagu Raivo Järvi, joonistas ja rääkis muinasjate juurde. Siis õpetaja või see kasvataja tuli minu juurde. Ei olnud, siis ma sain nagu mingi tutistada, sest võttis mul värvipriiatsist ära, et ma nagu joonistasin valesti. Ei olnud ta prilli tapanud ja ma ei olnud prille. Ja siis mul see nagu siiamaani meeles, et okei, siis et siis ei pooleli nagu Kui siis ma ei joonistagi kunagi. Aga mõtle, sa oled 4-aastastele annad ülesande joonistage Kristjan Michali või mis ta nimi on. Eks ta oligi haige. No ma mõtlen, minul on nagu
väga ikkagi vedanud, et ilmselt mul olid ülinormaalsed õpetajad, seepärast, et vaata, nüüd hiljem selgus, et mul on veel ATH ka, onja. Ma ei suutnud aga absoluutselt mingisugust jama või ebaõiglust taluda. Et mul oli alatasa kutsati ema-isa kooli, sest ma lihtsalt saatsin persse. Mingi teise klassi poisile, mine persse! Jälle Jan saatis õpetaja persse. Mis värk on? Ta on ATH. Siis ainult ikkagi see vaata, et mine puhu fanfaari. Korralik poiss. Aga see, ma olen filmikoolis käinud, seal räägiti, et mingid, ma ei tea, Kaljo Kiisa filmides on kõik on subtekst, on ikkagi kommunismi vastane ja seal on näha mingisuguseid elemente ja sa pidid need nagu nõukogus ära rääkima oma jutu, et lähed sinna kaitsma oma projekti, et see raha saada sealt Tallinn filmilt ja siis ütled, see sümboliseerib seda, see näitab, kuidas on tegelikult rahvus, on ikkagi kommunism on kõige parem, aga siis alt jookseb väike sõnum nagu intellektuaalile ka läbi. Kas te kinos olles olite ka niimoodi jalg üle põlve velvetpükstega piip ees ja nagu ma saan aru. Neid Eesti filme, minu meelest neid ei näidatud üldse kinos. Need on puhtalt nagu telest kõik need filmid. Ega mingit sellist asja nagu mingi vana... Kinos näidati nagu India filme ja siis neid Louis de Finesse'i komöödiaid ja Itaalia komöödiaid. Niimoodi. Neid näidati. Aga ainus Eesti film, mis mina kinos olin, käisin vaatamas, oli Nukitsamees. Teisi ma ka ei mäleta, et nüüd oleks kinos vaatamas. Hetkel võib-olla saan oma suurest veast ka aru, tegelikult meil on vist vanusevahe 10-15 aastat maksimaalselt, et ega te nii vanad ka ei ole. Ei ole, meil ei ole nii suur vanusevahe. No vist me võime öelda nii, et meie lapsepõlv oli 80. Jah, just, et siin ma räägin nagu ta oleks 50. Ja selles mõttes, ainus see vahe on, eks ole. Teises maailmasõjas. Sina sündisid juba, kui Eesti enam vaba oli juba. 86 tegelikult. Meil ongi 10 vahet. Siis sa olid selleks kõige tumedamal ajal sündinud. Aga me olime juba tollel ajal niisugused kuradi varateismelised, vaata. Et me natuke mina olin 16, kui Eesti vabaks sai, Et tegelikult enne seda vaata, alla 16-ne väga ju ei mõtle nende asjade peale, et mis kuradi riigi kord väsi on. Tähtis on see, kas jalgpalli pumpa nõela saab Dünamo ei no see ongi nagu, tihtilugu ka ma olen ikkagi paar korda olen julgenud seda nagu öelda nagu otse niimoodi, et et mingis, kus sa oled sellises tähtsas saates kuskil. Ja. Siis, mitte, et see oleks nüüd vähe tähtsam. Kas sul on meeles, kus sa olid Balti keti ajal? Ja ükskord ma lajatsin otse välja, et ma ütlen täiesti ausalt, et ma ei olnud Balti ketis ja ma ütlen päris ausalt, mind ei huvitanud see asi üldse, seepärast, et ma olin siis 16 või midagi, mis ma olin 16. Mis aastal see oli? 89? Mind huvitanud Balti kett, mind huvitas, ainus mõte, mis mul peas oli, millal ma oma esimese vahekorra saan läbi viia. Jah, just. Tura nussis on. Niimoodi ütlesidki. Aga kui sa mõtled natuke normaalse inimesena, siis see on nii, et mis me lolli mängime. Teine kord ma vaatan neid, kes räägivad, oi, ma olin ikka, mul olid rukkililled käes, teises käes olid, ostsin Balti ketis. Millega siis teise käega? Juba vale sees, vaata. Sa ei saa et nagu sina keerasidki verse selle keti. Jutul võiks ikka mingi usutavus sees olla. Mees raisk. Ise tegin rahvariided endale. Aga kui praegu küsida mingit noorelt 16-aastaselt, et mis sa siis Ukraina sõjast arvad, et kas peaks minema siin nagu, kuidas ma sõjaväest ära saaks lihtsalt põhiasi nagu. Just. Mina sain sõjaväest ära. Aga see ongi täiesti normaalne. See ongi normaalne. Mul kaks poega tulevad, üks tuleb kohe tagasi sõjaväest ja teine käis parst tagasi ja nende vendadega, kui räägid, need on ikka küll seal tehtud niukseks patrioodiks, et hullu maja. Et nad ei mõtle ka teistmoodi, et loomulikult, kui tuleb, siis tuleb kohe minna. Umbes, et andke see relv mulle juba siia ukse juurde valmis igaks juhuks. Miks mul seda kaasa ei antud sõjaväest? Ise käisin ka Eesti sõjaväes muide juba jõudsin käia. Mina ka käisin Eesti. Jaa, me oleme Eesti sõjaväes käinud mõlemad ja me oleme juba, saime juba seda tunda, et tollal see oli ikka küll nii kurdi kana jalgadel see alguse värk. Need oli ka alles loodud. Ja mingid väga imelikud riided. See ei olnud sõjaväe vorm, mis seal alguse anti, see oli lihtsalt mingisugune prügikott. No enam-vähem. Ja siis vene kirsad. Need kuradi põlvini sellised kuradi, nagu naised käivad tänapäeval ööklubides umbes sellistega. Püksega polnud selikuga lihtsalt peate. Ainus vaja, et sekspesu polnud all, vaata. Osadel oli. See sõjaväelase, see string. Sõjaväestringid. Praegu hea, kindlasti veteranid vaatavad. Andke andeks, vabandust, et see teie kostüüm ei ole nalja asi. Teie vorm, vabandust, et ma kostüüm ütlesin, Jesus Christ.
jah, nüüd väike aga kusjuures ega see paranes ikka väga kiiresti, ikkagi väga jõudsalt ja kiiresti, et seal oli ikka tohutu püüdlusi tehti, et see Eesti sõjavägi saaks nagu mingiks ikkagi nagu asjaks või kaitsevägi, kusjuures kaitsevägi. Ma olin piirivalves, minust eelnevad kutid, kes seal käisid, need käisid sellepärast, tahtsid piirivalvesse saada, et seal sai varastada. Vaata, piiri peal võeti inimestelt asju ära, siis neid sai omakorda piirivalvur sai siis rahaks teha. Aga minu ajal seda juba enam ei olnud. Varastada sai ainult need, kes käisid lennujaamas, olid seal pakikontrollis, vaata seal, kus need su kohver ära sõidab, siis niimoodi nad said seal fotoaparaate ja neid. Aga ütleme siis niimoodi, piiripunktides seal nagu businessit ei käinud enam, siis mina käisin piirivalves 95-6. 95-6, see on nii... Siis oli juba ikka päris kord majas, hakkas saama. Mu paps rääkis, ta tegi mingisugust, hakkas ka, kui algas see Eesti aeg, hakkas mingit raudteeäri ajama, see vist oli ka mingi teema. Erastas Eesti raudteed. Kus juures, jah? Müüs Possaatole maha. Et lased seal mingi, et rääkis ka, et need ju... et mingid diilid jälle kuskil mingi piirivalvuriga samamoodi, et lased mingi vaguni läbi ja ühes on nafta, teises on mingid täispuutuvad karud või mis iganes, mis see äri oli. Me saime terve lasti, saime täispuutavaid karusid, mäletad? Lükkad seal pärakust õhku ja siis lähed viid Itaaliasse. Kas need on teil kodus alles siiamaani need karud? Proovin maha lükata neid igas alestes. Osta ees 800 000 karu, okei, -10%, ikka kedagi huvita. Viimased alles. Mina mäletan, meil oli mingi tollel ajal. Pildid nende karudega, vaata, ise seal paljalt nende karude keskel. Iga videoid värki ei aita, ei lähe. Ei taha võtta. Meil oli mingil ajal samamoodi garaažis järsku tekkis 2 euro aluse teit Löfbergs liila kohvi. Siis ma tahtsin ka nagu kaasa aidata, võtsin kooli kaasa, proovisin seal müüa ja vaata, kust ikkagi mina jõin siis, kui kellelgi polnud raha, et kuradi poest õlut osta minu vanustel. Mina jõin tänu oma sõbrale, kes piirivalves aega teenis, jõin igal nädalavahetusel jõin Absolut Kuranti viina. Opa. Ta müüs see tava viina hinna. No, sa oskad elada. Läksime diskole klunk Sprite'iga ja see aasta oli niimoodi, et ma ei tea, valuutapoes oleks selle Absoluudi eest pidanud maksma mingi ema kuupalga umbes. Näed, oleks selle raha välja võtnud ja investeerinud. Ma tahtsingi. Aga kurat nii... Läks meelest ära. Alati oli meelest. Esmaspäevaks oli meelest ära neid. Mis ma pidin ostma, vaata mingi purksi. Investeerimine, see on investeering. Niimoodi, ehk siis sina said väga fansilt oma maksa kahjustatud noorena. Jaa. Väga aga mis see põhinõukaviin oli? Ma olen mingisugused seda... Viru Valge vist oli meie... Viru Valge, Stalitšnaja. Stalitšnaja oli. Siis oli, üks oli nisuviin oli veel. Ma mäletan, kui ma ei tea, mis kuradi ime läbi ma sain põhikooli matemaatika eksami lõpueksami. Ma sain läbi. Ja mu pinginaaber ka. Ma ei tea tänu millele. Me ei viinud viina õpetajale. Aga siis me oli nii hea meel. Siis me läksime ostsime 2 pudelit nisu viina mõlemal nott näkku nii-öelda vaata. Ja siis meil oli nii paha pärast. Ma mõtlesin, ma suren ära. Mul tuli üks asi meelde viinaga seoses. Meil oli koolis meesõpetajad olid vist kõik olid täielikud alkassid ja räägitakse, et osades koolides veel on ju. Ja siis mul üks sõber kukkus füüsika või keemia või füüsika eksami kukkus läbi ja siis pidi keset suve minema järel eksamile on ju. Et muidu jääb klassikursust kordama. Ja siis füüsikaõpetaja oli just seal parasjagu niimoodi korralikult rongi peale. Siis tuli see tagaruulis ja siis võttis need eksami piletid ja siis kukkus nendega põrandale. Põrand oli need piletid täis. Osad olid õiget pidi, osad tagurpidi, siis kutt läks valis selle õige pileti välja, vastas ja oli vaba. Kujutad ette, õpetaja päev käna lihtsalt keset klassi nende piletitega. Jääte need üldse üles leidis, keset suve vittu. Kõhuli ka, eriti koomiliselt kukkus. Kõhuli püksid maha, väike peerga. Oi, ärge vaadake! Kes kuses täis ennast põrandal. See oli need hallid viikanid eest suure musta plekiga. Leidsid üles õige pilet. Mis kuse hais siin on? Mis sa kusetsid? Võib veel ühe loo rääkida. Sõber jällegi rääkis kunagi metsamajandis kuskil Läänemaal, Vene ajal.
puuraidurid käisid niimoodi tööl, et esmaspäeval viidi, siin oli mingi telk onju ja siis reedel tuli Majandi Villis ja viis nad nagu koju. Tüübid olid nagu laagris seal mingi metsamajandis ja siis kord kuus oli palgapäev, siis nad võeti selle Villise peale ja viidi Majandi, Sofoosi mingisugusesse kontorisse palgapäeval onju, et siis kassaluugi taga selle või pidi sisse minema kassapidajate tuppa ja siis üks vend läks, loomulikult nad jõid seal kogu aeg, mis kuradi puid nad seal raiusid. Siis läks sisse ja siis see kassapidaja ütles, kuule Ants, püksed siit on see. Ei, mina ei ole. Ja siis ütles, kurat, aga sita ais on küll nagu ilgelt tugevdus. No siis võib olla küll. Tunnistas üles. Nojah, siis võib olla. Mehed olid puuraidurid. Võib ollagi. Aga see, Jan, sa ütlesid, et said mingi eksami läbi ja nagu, et nii hea meel oli, et ostsid tegid. Nagu, kas iga jooming vist hakkab sellega, et kurat, nii hea meel oli. Mul oli nii hea meel, et ma hakkasin jooma lihtsalt. Pigem oli jah, ja jõid nagu heast tujust. Jah, täpselt. Aga heast tujust lõbki juua. Kurvastusest joomised ei lõppe kunagi nii hästi. Kui kurb oled, pane lihtsalt pihku veits ja mine magama. Mine magama. Ja tänavale porno on kõik saadaval. Võta unerohtu. Unerohtu, pane pihku ja munn peas potile magama. Emad lõpp koju. Mis sa teed? Vahest. Kaga ei tule. Proovisin siit aidata. Võta nagu selle kuradi solgi pumbaga. Kas teeme kusepausi? Tavai teeme. Kusekas. Kusjonks, jah. See on väga hea, see piss, vaata. Mul tuli üks hästi nüme, aga see oli tõesti vist ainult meie vahel. Ei, ikkagi meie seal kuradi Hiiu seal küla. No siis, kui need pägalikud oled, vaata. Üldse pole suured, veel. Mingi esimese, teise klassi. Siis vaata, oli see Tšehhi vann oli siuke, mida rallitiimid kasutasid. Avi ja buss. Avi ja buss. Muisal oli see. Avi ja buss. Tšehhoslovakkia buss, pane näiteks Harju Kekk ralli tiim. Sa oled seda tänavapildis näinud, sest neid oli palju. Näed seda sinist. Harju Kekk ralli tiim, mingi kuradi vänn. Ja siis, aga Avia oli see nimi, aga kes see mulle üldse hea? Tšehhoslovakkia oma. No Tšehhoslovakkia oma, aga siis me kutsusime teda Tšehhlokas. Tšehhlokas. Kõlas nii nõmedalt. Vaata, Tšehhlokas tuleb. Siis see tundus välismaa auto, vaata natuke, ilge šef. Praegu vaatad. Aga võib-olla me seda ma retro juttu oleme nii palju rääkinud, et pärast jääb niisugune kuradi pensionäride saade, jah. Ei no, see noormees 9 aastane, mis on 11 aastane saade, see viis meid selle. Aga aitäh kirja eest, poisu. Pois tõesti, aitäh sulle. Ja äkki nüüd saad paremini. Ja tavai siis. Jah, tavai siis ja tavai, maladets, et tõid meile selle. See praegu, kusjuures tõesti neelasime selle konksu olla, sest ma nagu ja iseenest nii vanaks ei pea. Ei, no vanaks või mitte, aga lihtsalt nostalgitsemine iseenesest on siuke asi, mis mind enamjaolt läheb närvi, vaata. Jaa, okei. Aga praegu ei ole millegi pärast. Mul oli üks... Ilmselt seepärast sa oled nii meeldiv inimene. Muidu vihku, ma võiks siis unenägudest ka rääkida teile palju endast, mis ma unes nägin. See on nii meeldiv inimene, 2 tundi kuulad unenägu. Õnneks ma ise olen vaata nii alles hiljuti nagu lapseajast välja saanud, ma ise arvan nii, et ma tean, et mis minu isa, ema, vanaema, vanaisa, onude, tädid ja nagu jutud, mille peale ma hakkasin nagu haigutama ja nihelama, et ma olen suhteliselt palju suudan praegu veel vältida ise samasuguste juttude rääkimist enda 20-ndates poegadele. Kuidas oli? Sest ma näen ju näost ära, seal läheb mõte, läheb rändama, siis sa räägid jutu lõpuni ja siis ütleb, kuule jaa, aga davai, et saad siis hoopis mingist muud, et selle järgi nagu püüad aru saada, et kurat ikka ise püüad mitte veel seniilistuda nii väga. Jah, mul ma olin ühel mingil võttel, kus Leedus käisin. Võttel. Tegime Vilniuses. Kui veel Viltsus. Vilkaris. Kauntsis ja Vilkaris Leedus. Mööda Viltsu maanteed panime edasi. Aga seal oli üks võte Viasatile ja siis seal oli nii, et mina olin nagu Eesti nägu, siis oli üks Läti nägu ja siis oli üks Leedu nägu. Ja siis Leedu nägu rääkis, tema teeb mingit podcasti, tundus niisugune nõme vend, ma mõtlesin, et okei, tuled hüppama, et see on podcast, ma teen ka podcasti. Ja siis ma sain aru, et tal on Leedu kõige popim podcast, mingisugune 200 000 kuulamist per episood nagu YouTube'is ja siis tema andis mulle veits nõu, ütles, et
tead, mis alati toimib? Võta külalisaatejuht ka ja mingi 3. vend juurde ja rääkige lihtsalt vanadest aegadest. Ja rahvas läheb hulluks nagu. Siis ma olen nagu mõelnud, üldse ei koti ju tegelikult, keegi meenutab lihtsalt, kuidas oli. Aga äkki nüüd tuleb mingi hüppeline tõus sellest, me saame kontrollida. Ainult naissaatejuht on puudu. Ma hakkasin kohe mõtlema, et kas vanu aegu tahaks kuulata ja meenutada need samad vanad inimesed või kas see tegelikult peaks mingi nooremat põlvkonda huvitama. Ja. Võib-olla ma ei tea üldse, kas noored kuulavad podcasti üldse. Ma arvan, et see ongi meie vanust asi. Kui siin korraks veel vanu aegu, sest minule tohutult meeldis, kus vanaema sõbrannad rääkisid. No on tõkstud linnaprouad kõik. Ma olen ju linnavurle, mingi mitmendat põlve, 4. põlve linnane. Aga nemad hakkasid siis, võtsid seal konjaablit või midagi. Siis nad hakkasid rääkima, et tule siia, me räägime sulle, kuidas oli Eesti Vabariik. Vaata. Ja siis ma ilmselt sealt kaudu kuidagi saigi kõige rohkem aimu. Või isa-ema kaudu ka, aga isa on nii palju rääkinud, aga just, et oli Eesti Vabariik ja siuke asi ja siis nad rääkisid lihtsatest asjadest, missugused konfekid olid ja missugused jäätised olid ja missugused need. Nad lõid täiesti ägeda maailma ja tänu sellele tekkis, et vau, see oli midagi väga ägedat. Ma mäletan, mul oli nendest samadest. Siis mul tõesti meeldis kuulata. Ma võisin nagu, mul tekkisid siuksed, saad aru, kujutluses ja kõvaks läks. Ja ma räägi veel vanama sõbrannas. Räägi veel jäätist. Ma käisin vanaema sõbrannal külas. Käisin siin taga ühes puumajas kogu aeg, vanaemaga jalutasin siin. Ma olen siit kandist pärit. On jah? Jaa. Okei. Kino Kosmose juurest. Siin käisid palju jalutamas. Joo, vanaema ka käest kinni. Noh, räägime mingit mul tekkis praegu mul tekkis praegu, et mingist see on olnud täpselt. Aha, siuke asi. Ma räägin selle Eesti Vabariigi juttu ja Stidi ütleb sinna otsa, see Onu Veiko ütleb sinna otsa, et ma olen siit kandist pärit. Näed, kui see aju teeb siukest vingerbussi. Ja vaata, kuidas peaks su jutule praegu reageerima, vaata, kui ma nagu ei saa aru, mis sa nüüd praegu ütlesid. Mine vittu. Läks närvi nagu, ma ei saanud aru, mis mõnitas praegu. Vittu, et ma mingi tasavuu sul või? Tere, see süüta raisk. See süüta pederosse. Süütu pederosse. Ei, mis süütu? Punkbändi nimi, Süütu pederosse. Süütu pederosse. Tõstke lage! Lavale tuleb Süütu pedeross! Mina pole süüdi, sina pole süüdi, keegi pole selles süüdi, et me oleme värd ja pederossid. Muusikaline vahepeal on lõppenud, läheme saatega edasi. Ja selline, see on ka teil külalisbänd on teie live-salvestusel kindlasti. Avalikul salvestusel on külalisbänd. Tavaliselt tekib jooma käigus. Bänd tekib jooma käigus alati. Teie ikkagi kõrges eas härrasmehed, loodan ka teie vanune kunagi olla, varsti olengi. Kas teil on tulnud veel ette siukest olukorda, kus sa ei viitsi tervet masinatäit panna pesumasinasse, aga sa tead, et sul pole homseks puhast pesu ja siis teed kiire kraanikausi pesu nagu oma bokseritel? On jah? Tunnistan kohe ausalt üles, et on. Ühed alukad, ühed sokid. Jah, just. Me ei viitsi nagu oodata seda trummerdamist. T-särgi leiad ikka vaata, mis vähe maisab. Ma käisin... Sama või? Mul sama käis. Mulle meeldib vahel käia reisimas nüüd hästi budgeti värki. Siis me käisime naisega eelmine aasta käisime Berliinis ja Hamburgis ja siis me käisime selle käsipagasiga ja siis mul oli 2 paari alukaid ja 2 paari sokke ja siis me iga õhtu hotelli vannitoas pesin eelmise päeva sokid ja alukad ära, siis panin need sinna aknalaua peale niimoodi. See on jumala hästi, aga jaa, on küll ühesõnaga. Miks need nii niisked ja vastikud on? Paned jalga, siis ju kuivavad ära varsti. Seal on ka mingid, ma arvan, teatud põhjus, et miks nagu mehed on, kuigi tegelikult naised, ma vaatan ka mõned, on niisugust nomaad, no tänapäeval on niisugust nomaad naisi rohkem. Või kuidas nende kohta öelda? Noh, kes ei saa hakkama. Ei, võib-olla vastupidi, väga hästi saavad hakkama. Vabandust. Vaata, sina oled kohe selline mitte hakkama saaja. Samamoodi, et selle külje pealt on nad justkui nagu isegi mehelikult natuke, aga jube ägedad. Et ma tunnen nagu ka ennast ära. Sest mina mäletan nagu kunagi ma läksin Moskvasse vaatama oma õpetaja Priit Pedajase lavastust
ta tegi seal Moskvas nagu lavastas. Eelmine aasta. ja eelmine aasta, jah. Mingid aastad tagasi. No ikka väga ammu. Ja siis me läksime sinna kambaga, seal oli kolleege veel ja me kursuse kaaslas ja läksime nagu õpetaja seda tööd seal Moskvas vaatama. Ja siis me olime juba näitlejad siis. Aga siis mina läksin ka mingi jooma pealt otse, mul oli mingid shortsid, lühkarid jalas, värgid, sandaalid, T-särk. Ja siis kiiruga hüppasin läbi, ma ei mäleta, kas Kaupsist ja R-kioskist, et me läksime nädalaks ajaks. Mul oli pass ja paberkott, seal sees oli six-pack õlut ja 2 paari valgeid frotteesokke. Kõik naersid nagu segasid. Et mida sa teed? Nendega saab hakkama. Ja suve ajal, tegelikult kui sul on shortsid, siis isegi alukat pole üldse vaja vaata. Et see tühi nühkimine vaata. Mul oli pinginaaber, tema isa ja minu isa olid kunagi klassivennad vist isegi. Ma ei tea, mis koolis, aga ja siis mu pinginaaber rääkis, et tema isa oli rääkinud talle, kuidas tal oli üks klassivend. Nad käisid mingis internaadis vist. Oli klassivend, kes pärast igat kehkatundi, tal oli seal riietusruumis, oli mingi kotike rippus laes. Ja siis ta pärast igat tundi tuli, vaatas sinna kotti, nuusutas oma alkarid läbi, võttis selle, mis kõige vähem haiseb, pani need jalast ära sinna. Need, mis vigist olid, pani sinna kotti, võttis need eelmised ja siis, et seda kotti kunagi ei pestudki. Ta lihtsalt võttis nagu rotatsioonis ja mul on siiamaani kahtlus. Ma nüüd pole oma papsiga sellest rääkinud, aga mu pinginaabril oli seda lugu rääkides veidi väike muie ees. Ja mul on äkki tunne, et äkki ta rääkis mu papsist. Aga ta rääkis nagu ja siis mu isa rääkis, et seal oli üks poiss, kes tegi niimoodi. Ja ma olen hiljem nagu vahel ärkata ja higisena üles öösel nagu, kurat, kas see oli mu paps? Miks sa siukse muigega rääkisid? Ja siis igaks üks nuusutad enda avadele. Mul tuli korraks ka üks lugu meelde, samamoodi isad käisid koos koolis ja siis selle teise nagu sõbra isa kohta räägiti siis mulle selline lugu, et nad olid ka käinud Moskvas või Leningradis, seal on ka metroo, eks ju. Olid käinud klassiekskursioonil. Vist Euroopa või üldse maailma kõige sügavam metroo. Ta on kuidagi hästi peidus. Kui sa oled, ilmselt sulle ei õnnestu, me ei saa enam kunagi sinna minna, aga Sankt-Peterburgi. Aga see on, kui sa lähed mööda seda eskalaatorit alla, see on nagu lõputu, sa ei näe seda lõppu. Nagu sõidad juba 15 minutit mööda. Ei, kui NATO võtab Venemaa ära, siis lähme vabalt sinna. Siis saame minna. Ma jõudsin ära käia. Aga sa jõudsid ikka käia? Ma jõudsin käia ära, jah. Sa tead, jumal täna. Ühesõna, mul räägitis selline lugu, et selle kuti isale oli lind, oli jope peale sittunud. Siis lähme metroosse, miks? See on nii palju inimesi, seal see inimeste vahel nagu nahistada jope puhtaks. Niuke lugu. Mõtlesin, jumala hea lugu tegelikult. Lihtsalt rinde ees nagu, tule, võta see sitt mu rinnalt. Ei, tügis inimeste vahel trügis, sita maha endale. Läksid üles ja jätkasid kõnnakut. Salasita on. Tead, mis ma olen pannud tähele? Äkki teil on selle kohta ka mingisugused, te olete kindlalt maailma analüüsivad ja vaatavad inimesed. Aga mul on selline küsimus. Mis toimub Eestis linnade uuendatud keskväljakutega? Kas teil on jäänud silma? Käid ringi, mingisugune trend on nagu, kõik peab mingi Lego keskväljak olema, kõik on nagu midagi võiks roostes ka olla kindlasti. On ju? Mingid roostes, mingid jurinid. Ma käisin Võrus, Rakvere, Võru, Rapla isegi tehtud. Mingisugused maksud, isegi Vabakas veits oma nende lattidega, suured latid, mingid hästi minimal, aga hästi suures proportsioonis. Kas võiks, teeme ühe äkki lihtsalt inimese nagu realistlikus kultuuri? Mul on üks seletus selle kohta. No, mul on ka aga võib-olla sa räägid enne, kumb ennem räägib, ma ei tea. Räägi. Minu meelest on üldse nende tänapäevaste disaineritega mingi probleem. Just. Need linnade keskplatsid meenutavad mulle täpselt samamoodi nagu ma käin kuskil lennuemas või restoranis, kus iganes, käin Peltras ära, on ja siis hakkan neid käsi pesema ja ma ei saa aru, kus ma üldse keerama seda pean. Lihtsalt on mingi lapsepõlve läbi elamata disainer on nüüd saanud diplomi kätte, teeb siukse sita nikerdise. Ma isegi ei saa aru, kust see vesi sealt tulema peaks hakkama. Ja mõnel ma ei olegi aru saanud. Lähen sitaste näppudega uue kuradi Austriaid sööma edasi. Aga paberiga sa ei saa ju sitta ära sealt. Oisma ja pikka võits. Ma ju peldikapoti ei lähe käsi pesema. Siis mõnest hakkab õhku lihtsalt tulema. Et mul on käed kuses, siis pritsib selle kuse laiale sinna igale poole. Et see on nagu, ja mul tundub, et need sama koolkonna
nii-öelda need kujundajad ja disainerid ja sisearhitektid, ma ei tea, kes nad iganes on, maastikukujundajad, on nüüd sattunud neid keskväljakuid planeerima. Tänavalamp on mingi sümboliseerib kellukesse, nagu kellukesi kasvab siin ümbruses palju, siis tuleb uss, mis on pargipink, mine munni. See parkidega on sama lugu mul nagu kuradi pärast, sa tahad lihtsalt käsi pesta. Sa tahad lihtsalt pargipingil istuda ja luuletusi lugeda või hilisemal ajal juua. Ma ei, mida teete? Ma ei taha sellest 3 korda elu suuruses pingil istuda niimoodi, et see on minu teooria, et seal on lihtsalt üks koolkond peale lastud, kes on, pean tunnistama, see on minu põlvkond, kes oleks pidanud neid inimesi kasvatama, aga nagu te teate, meie põlvkond ei oskanud lapsi kasvatada. Ehk siis, välja arvatud mõned erandid, nagu onu Veiko näiteks, kes on super isa. Aga et seal on mingi probleem, et me peame endale siin soola pähe raputama või ma ei tea mida. Aga samas vaata jälle teistpidi, ju mingil põhjusel neilt siis ostetakse sellist disaini, et kui sa lähed selle tavalise pingiga ja et kuradi kuusepuu on keset Raekoja platsi, seda ei osteta ära, sest vaata need linnaametnikud, need otsustajad, need tahavad ka ju kuidagi oma positsiooni, oma eksistentsi nagu põhjendada. Vaata, ma ostsin sisse praegu, tead, niimoodi tuleb see biennaalilt otse, tuleb pink, käte puhasti puhu palt ja seepid lõb üle, et palju maksma oleks? 2,7 miljardit, aga see on seda väärt. Eks ta on. Aga eks nende hulgas on ka, nende otsustajad hulgas on ka need sama põlvkond, kes on lapsepõlves pidanud niivõrd palju üksindust tundma, sest kas nende vanemad olid tööl või lihtsalt ei osanud lapsega suhelda, eks ole. Minu puhul oli see, ma ei osanud suhelda. Aga ja siis tulebki, ega seal on juba ammu ennustatud, et kus ägedamaid kolumniste või üks, kes mulle on vanasti oli päris suur majakas, kes kolumniga kirjutas, Mihkel Mutt. Mõtlesin Jahilast. Nii. Erki Kõlu. Erki Kõlu ja Jahil. Ja siis Mihkel Mutt. Mihkel Mutt, nagu ma mäletan tema mingi paari kolumni, kus ta ka Postimehes, aga see on võib-olla juba ka 10 aastat tagasi, et praegu läheb ühiskond ja kogu see elu läheb järjest infantiilsemaks, ehk lapsemeelsemaks. Et otsustajate juurde sattuvad lapsemeelsed ja nii edasi ja kurat, tal on õigus, et me nagu loome mingisugust kuradi Tivolit või lõbustusparki, vaata, eks ole. Nii lõbus ja kõik on nii helge ja kõik on siuke ninu-nännu. Kas või näiteks ERR-i vaatad, ma ei taha üldse paha sõna öelda, aga sorry, nagu näiteks Hopp saade, kultuurisaade. Mingist hetkest unustati, kui sinna läks mu väga hea sõber Tabor näiteks, sellest hetkest hakkaski see asi minema. Ja Taboril unustati öelda, et see pole laste saade. Tere kultuurisõbrad, täna on meil näitleja külas. Kuidas on näidelda? Ja see on jäänud tänaseks päevaks, Hopp on siukseks jäänud. Ma enam ei vaata seda sellepärast, et see ei tee mind targemaks ega lollimaks, ma lihtsalt ei viitsi laste saateid vaadata enam. Ma olen suur mees juba. Omast arvast. Ma olen sama asja tähele. On ju niimoodi. Ja sama nende linnaplatside ja kõikide nendega. Et mis sa teed? Samas osatakse kõige selle juures hästi tõsist nägu teha, nagu et me oleme veits nagu targemad. Isegi Aktuaalne kaamera on nüüd on kõik see, mul lavall lõhkes, maastik nihkes ja siis kutsume ministri ja ajavad kõik valetavad ja ajavad pläma suust välja ja see ei ole tõsiselt võetav, sorry. Kõik kinni makstud. Kinni makstud kõik. Big Kidi poolt kinni makstud. Big Kid. Ei, lihtsalt laus lolle on ka hästi palju. Ma ajan, et natuke võib-olla juba liiga siukest sellist, aga loomulikult see ei ole, et nüüd kõik on lapsemeelne niisugune kaugel sellest, aga lihtsalt siukseid nagu tendents või see trend on sinna poole, et me muutume järjest lapsemeelsemad. Teeks ühe kuradi, võtame ette Rapla näiteks, teeme sinna keskväljak, anname buldoosriga maha, teeme siukse brutalismi aegse kuradi mingi ühe samba lihtsalt sinna, minimal, hall, rõve, kurb. Ja laseks ilge mingi miljon tonni betooni siin ümber. See on rulapark, ütleme. Aga üks variant on lihtsalt ilusad pargid panna. Mis on ilusad laternad, nagu me oleme harjunud nägema jõulukaartidelt näiteks. Mõisauudes, jah, võib-olla latern olla siuke, mille najal on okei kusta. Mille pihta on okei kusta, sest kui sul latern on keskväljak on nii paks, nagu mingi mammutpuu vihmametsas, kuuma kusel. Sa ei suuda ta täiski kusel.
mul tuli mingi loll lühifilm on, vahel tuleb meelde, äkki sa mäletad minu arust, kus Kukumägi oli Arvo Kukumägi. Arvo Kukumägi, jah. Viimases staadiumis elus vist oli nii, et ta nagu lihtsalt kõndis mööda seal Pirita mingit seda kuradi promenaadi ja siis tahtis tuld koni põlema panna. Ja siis ei saanud ja siis hakkas minema mingi see tänavaposti varju tahtis minna, aga see tänavapost oli mingi siuke ja siis käib seal lihtsalt ringi, proovib saada. Kust poolt tuul tuleb. Poolt tuleb saada ja siis viskab koni ära, kõnnib edasi. Sa nägid ise seda peale? Ei, mingi film oli, mingi lühifilm kuskil. Või see oli äkki tehtud mingi etüüdina tema dokki. Jaa, väga hea etüüd. Jah, pead mängima. Äkki see oli tema dokfilmist äkki? Äkki jah, tehti mingi Maimik tegi äkki mingi tuule teeme väikse sketši ka vahel. See oota, kui sul jäi jutt pooleli, sul oli ka teooria, miks need keskpargid siuksed on või keskväljad? Ei, ma rääkisin ju. Ei, oota, ei rääki, ma mõtlesin, kui ma mingi asja läbi maailmas pean mõtlema, kus ma välja ei no lihtsalt, et need, sa ise ütlesid ära selle, et need, vaata need tellijad või need ongi sama punt, sama mõtteviisiga. Aga praegu on üldse Eestis hea aeg ju, või mis te arvate? Sest et ma mingi hetk panin tähele, ühe erakeika jaoks võib-olla kirjutasin siukse asja, sest ma pidin seal esinema. Aga et minu meelest see, mis näitab, et Eestis on hea aeg, on see, et siis kui hakatakse RMK suunas karjuma jälle. Et see tähendab, et midagi muud sittagi suurt ei ole. Nagu inimesed vaatavad lakke nagu, et türa RMK on putsis nagu. Muidu on nagu vaata kellegi mingi suur uudis. Kui sa tõsiselt küsid, siis mina arvan, et jube kalliks on läinud siin. Vaata, ma olen palju Eestist ära käinud ja mulle tundub, et raisk tegelikult on kallis. Aga head ajad on ikkagi. Ja meie siin kuradi Tallinna kesklinnas me nagu muigame ja käime endal erakeikadel ja värkidel ja vappen. Aga ma kujutan ette, mina kuradi vana, ühesõnaga õppisin sotsiaaltööd isegi kunagi. Et ma nagu mõtlen, et tegelikult neid, kellel on ikkagi suhteliselt perses nagu poes käia, suured pered, piiriäärsed maapiirkonnad, kus palka ei makstagi umbes ja tööd ei ole ja see ikka tegelikult on ikkagi selles mõttes midagi on valesti ka tehtud ikkagi väga tõsiselt, et ma nagu väga rõõmus ei ole, kui ma poes käin ja vaatan ja mõtlen natuke, mis toimub. Mis ma nägin, mis see hiljutine oli? Purgisupp oli 6.80 seljanka eile ostsin. 6.80 või? Kas purgisupp on nii palju või? No seljanka, see tavaline pool liitr. Mis oleks mingi 3,5 veel mingi aasta tagasi. Viimane, mis ma nägin. Miks sa liha ei osta? Miks sa kooki ei osta? Miks sa nätsu ei näri? Sööge torti. Miks te torti ei söö? See oli see Maria Antoinette, kes ütles nii. Rahvas nälgib. Miks sa siis kooki ei söö? Kui teil kõtt tüüi on. Viimane, mis ma nägin, oli, mis mul jättis täiesti karbi lahti. Mitte, et mul on endal on ka veidi süü, et kui sa poest seda tahad osta, see on mulli vee eest 2.50, see on ikkagi kuuluvuse toode. See on bränd, see on täiesti arusaadav. Staatuse sümbol. Sa jood brändi praegu. Just, sa jood brändi. Nägin oli 3, ma nüüd ei tea, kes need olid, üks oli kindlasti Liis Lemsalu, aga on mingisugune puhta öko-šokolaadi tootja Eestis. Ja siis on 3 naise mingid brändid. Nagu ninjade šokolaad, kui see jäätis. Aga ruudukujuline šokolaaditahvel, hästi õhuke, hästi kvaliteetne kindlasti. 10,99, nii suur väike tahvel. Ja õhuke, 10,99. Nii et see saaks 4 purki pissi osta selle eest pigem. Kuigi see on kindlasti väga hea šokolaad. See on väga hea vesi ka, ma tahtsin. Ei, no kindlasti on. Ja ma oleks kohe nõus, kui nad oleks mulle pakkunud. Ma oleksin, ja muidugi pane 15 pükki mul poovi. Ei no, ega see tegelikult nagu turumajanduses nagu hindade kritiseerimine üldse ei vii kuhugi minu meelest. No minu meelest. Aga jällegi teisest küljest on seal nagu, et see, kui mingisuguse meiesuguses riigis järsku läheb elukallidus niivõrd suureks, vaata, et nagu me kunagi mõtlesime, et nii äge oleks ka, nagu soomlased käivad meil siin olematute hindade eest söömas ja joomas. Praktiselt me saame nüüd Soomes käia ise. Et me mingis mõttes me unistasime sellisest asjast. Aga midagi siin nagu selle maksu juraga minu meelest on küll midagi on perse keelanud. Kusjuures tulin autoga, käisin Euroopas ju autoreisil siin hiljuti. Eelmine nädal ma ostsin Poolast pulli pärast koduteel, ostsin paki juustu, 0,5 kilone piilutatud juustu, on ju. Vaata, kuidas
kuidas see oli viirutatud? 2.20. Jesus. Käi purki on ju noh. Käi purki. Aga ma nägin mingit, üks hästi lahe sisu kuskilt mulle tuleb ette, mingi laomeister või mingi Meelis Lao. Mingi tüüp, kes tegeleb vist ladustamisäriga. Ja siis ta on teinud selliseid hästi ausaid videosid. Ma sattusin ka selle peale hiljuti. Ja tema ütles midagi, et ahah, meile pandi taks peale, bla, see maks tõusis, mis iganes, ja siis ta mööda minnes ütles, ei noh, meid see ei mõjuta, selle maksab klient kinni. Et kõik, kes nagu räägivad, et see käibekas tõuseb ja midagi, kõik ettevõtjad on tavad kasutajat ju mõjutab see käibekas, see, et ettevõtjal käib, et see ju käib ringi. Või võtta üks asi, kaks asja, no elektri hind ja kütuse hind. Ütle üks toode, mida see ei mõjuta. Isegi see kuradi juuksurisse lähed, siis see šampoon, mis talle kohale tuuakse, selle hind ju tõuseb palju. Igatepidi nagu lööb sisse. Et ei ole jah, kurat. No okei, aga see... Aga ütleme vähemalt meil on ikkagi nina vee peal praegust loodame, et meiega jääb. Ega me ei ole lihtsa koha peal, me ei ole ju tegelikult. Ja. Me peame ikkagi, no. Suhteliselt suur liiklus kui majast läbi ja häirib. Ja siis seal on ühistus on üks vanamõtt ka, kes selle asjaga. Ma ei saa oma 60 ei lase mussi kuulata normaalselt. Esimese Eesti probleemid. Ma ei saa oma Karlova kohvi nautida kodus raisk. Tramm sõidab mööda, väristab. Teeme selle vundamendi Aga mis see Karlova kohv tähendab? See on lihtsalt suht hea kohv, aga kallis ka. Mitte kallis, Karlova üks kohvi maja on. Ei, Karlova täitsa tootja on Karlova kohv. Ma mõtlesin, et Karlova, sest ma hiljuti sattusin Tee pikemalt. Ma sattusin hiljuti Tartus sinna Karlova linnaossa. Sa poiss, kui äge see on. See on väga ilus. See oli nii kihvt ja nii kihvt ja ägedaid kohti on seal. Istud maha, võtad kerge kohvi, õlle. Ma mõtlesin, et Karlova kohv on midagi erilist. Ma mõtlesin, kui ma peaks Tartusse kolima, siis ma kindlasti prooviks kuskil sinna kanti. See on mõnus. Super oli see. Kui seal saaks veel võtta. Ja see kogu see seltskond või association, kellega sa seal igas erinevast rahvusest inimesi mingid ägedaid, jumal lahe oli see. Sa võid sellest Dvinjaninovi teatrist üle tee kolida, siis on hea kohe minna. Kuskil sinna. See oleks hea. See on hea. Me seal oleme ka mingid showsid teinud, siis jätkagi sinna, jalutad sinna rümisse. Aga Dvinjaninovi teatris on ju üleval üks korter. Kas sa seal ööbinud oled? Me proovisime saada, aga mingi valmist oli ees vist. Oli ette. Mina olen ühe korra seal ööbinud, see on super mõnus korter. Aga kuuled alt mingit. Lähed sinna ja skotid ära selle vaata. Ja siis sa hakkadki, et nüüd on naani, saab ainult näha siin. Ei pea ise minema ka kuskile. Prince tegi ka kunagi nii, et ma teen showsid, ma teen Londonis 10 showd, tulge ise siia, ma ei viitsi. Et nagu lihtsalt valid hea keskpunkti. Mingid briti bändid on veel nii teinud. Tuuritavad küll, aga ainult seal. Ma tahtsin kunagi näha kedagi Beatlitest oma silmaga ära, siis oligi mitu aastat sattusin selle peale, et Paul McCartney tegi küll showsid, 20 tükki Inglismaal show. Ja siis ma ei viitsin sinna minna ja siis mul lõpuks ta tuli Krakowisse. Tallinnast tuli otse lend, siis ma käisin Krakowis. Ja nägid oma silmaga? Nägin. Mina sain Woody Alleni niimoodi kätte. Ma olen näinud teda 2 meetri pealt oma silmaga. Riietasid väikseks lapseks. Ma äärepealt oleks öelnud ühe nime praegu. Mida pole keegi veel välja öelnud. Jesus Christ. Jaa, väga hea. Praegu vedas. Pidanud hakkama piiksutama. Jah. Kohtu. Tee jalge ees. Aga kuna meil on ikkagi formaat on pommellipäev, siis Horror Mirrorilt ja Veikolt küsiks ka ikkagi mingi meenutuse, mitte et 11 oleks väga tuntult ja kuulsalt ja avalikult neid kogenud, aga mingi tugevam mõnusam pohmelli lugu või jubedaim või meeldejäävaim või see võib olla noorusest esimene, see võib olla hiljutine. Üks hästi lambikas tuli silme ette lihtsalt praegu, mis on mu keskkooli ajast. Peale viimast eksamit suvepuhkus algas, me läksime ühe sõbra suvidesse jooma ja me jõime mingisugust kuradi salaviina. Igatahes meil niitis niimoodi ära, et me olime nagu tema suvilast 500 meetri kaugusel. Siis me kõndisime käpuli sinna suvilasse tagasi, kõik kusjuures 4 või 5 käsi. Lihtsalt kõigil läksid jalad alt ära. Oota, täiesti perses. Ja siis mul tuli see meelde. Ja siis järgmine hommik juhtus üks täiesti ajuva asi.
et me läksime nagu mere äärde, see oli seal Laulasmaa kandis kuskil. Me hakkasime kividega lutsu loopima, 2 kotitäit kuradi õlut kaasas, üks viin ka vist juba, et veitsa pead parandada. Ja siis ma ei mõelnud tähele, kui üks klassivend läks, sorry Mart, et läks ujuma ja siis ma tõmbasin kiviga peaveriseks. Mina loopisin lutsu edasi. Ma ei tea, miks mul see tuli meelde. Aga jah, sitaks palju muidugi neid pohmakolusid. Mul tuli see meelde praegu. Jah, ongi, eks meil kõigil vist on sarnane siuke, et meeldib vahel see maitse ja nagu neid pohmelle, ega see nii hullud need pohmellid ei ole, et nüüd ei jooks. Mul üks lugu veel nüüd viimasest ajast ka hästi kiirelt, kui tohib. Ma käisin ühel üritusel möödunud aasta lõpus Jüri Omeenia laulis, jõuluüritus. Ja siis hommikul ärkasin diivani peal niimoodi, et mul olid viigipüksid ja kingad olid, üks king oli jalast ära, teine oli jalas, viigipüksid, ülakeha oli paljas, ma olin niimoodi diivani peal sirges asendis. Selle peale, et Jüri Omeenia helistas, mis see täpselt see aadress on? Ja siis, et ma olin Jürile eelmine pärast, tule tõenäoliselt läbi, võiks midagi teha. Tuligi Jüri Omeenia ja siis 10 minutit hiljem minu võrral diivani peal kodus. Kujuta, et laulis ka? Ei laulnud. Kurat. Tahtis raha niikuinii. Mul ei olnud. Maksa see 500 krooni tagasi. Pinsab kadunud, palju seda ka. Nii, aga palun, ma rohkem ei räägi praegu. Mul ei ole nii head lugu, nad on nagu päris nagu, ma ei suuda nagu meenutada ka nii väga, aga ükskord oli kuidagi nii, et mul üks sõber, kelle korterisse ma olin jäänud kusagil paariks nädalaks juba. Ja siis ma olin nagu täis nagu juba parm. Aga ma olin samal ajal veel nii-öelda nagu tegev, et ma olin samal ajal ka draamateatri näitleja. Ehk siis mul palk jooksis ja aga mul ei olnud enam üldse oma kodu ja mul polnud isegi oma riideid enam. Need roteerusid juba. Vastavalt sellele, kelle juures ma olin, siis ma sealt palusin või siis võtsin ilma loata vahest mingeid riideid enne kui öeldi, et kuule Jan, et nüüd tõesti anna nüüd äkki leiad mingi koha. Muidu jääb etendus ära. Ja siis üks sõber kuidagi ka, ma olin ikka pikaks jäänud ta juurde, sest tal oli üks telefonikõne. Ta ütles, et oi, minul hakkab just mingi koosolek, et ma ei saa tulla, aga ma saadan teile, kas teile see sobib. Ja siis seal oli mingi kuulsi telefonist, mingi killimine käis. Ja, saada, nii põnev. Sina läksid? Ja siis sõber ütles mulle aadressi, lähed sinna. Andis mulle takso raha, lähed sinna. Sellele aadressile. Ja siis ma andsin kella, ja seal tulid vastu sekspesus 4 naist, mingid ülisüksed lõbusast tujus, sellised on ja siis nendel oli siis, ma ei saa ka aru, seksorje vaja või mida nagu on ju. Nii. Millega see mees tegeles, kes su sinna saatis muidu? Kinnisvaraga. Ja siis oli niimoodi, et mis on tervest, ma saabusin, astusin sisse, siis hakkasime seal lõbutsema ja kõik, mis selle juurde kuulub. Aga siis ma pidin proovi jõudma, ma mäleta etendusele vist, nagu peale lõunal ja etendusele. No ütleme, päev läbi ikka möllasime seal on ju. Ja see oli väga mõnus. Tahaks palun veel. Ja siis oli niimoodi, et seal oli nagu, aga mina ei tea, kas nad olid vist nagu vaadanud, et nagu, täitsa normaalsed naised olid, nad olid nagu vaadanud, et issand, kui sitased riided ja siuksed, nad olid need ära visanud. Ma küsin, kus ma riided, ma pean ette selle ei ole, me viskasime ära need, et nii mustade riidedega ei käida. Ja see, mida ma siis panen, on ju. Ja siis nad nagu andsid mulle stringid, naiste omad. Need tõmbasin jalga, siuksed madala värvliga teksad, siuksed naiste omad, hüümel perse, need olid issand, mis perse. Tegid nalja mu üle veel seal, vaata. Ja mingi naiste T-särk, mis on hästi madala dekolteega, siukene mingi siit ja siukse. Siis viskasin oma õlaka üle õla ja siis läksingi. Ja siis nende riietega ma mäletan, kõik imestasid ja kiitsid teatris ka, aga nendega ma käisin ka kuskil 2 nädalat. Enne kui ma siis järgmise ulu aluse leidsin. Ja. Aga
sa olid siis lahe nagu enne Harry Stylesi sa kandsid juba siukest lahedat riietust. No põhimõtteliselt küll, jaa. Põhimõtteliselt küll. Madal värv. Ja kui sellest tollel ajal ei olnud üldse siukest asja, et sind sildistatakse ära mingi riietumise pärast. Mul ei olnud, ma käisin ju kõikides urgastes. Mitte kordagi ei olnud siukest asja, et mingisugune kuskil, ma oleks võinud mingi transseksuaali pähe ju peksa saada kuskil, aga tollel ajal polnud see kellelegi probleem. Ja tänapäeval on näiteks kurb vaadata, et keegi, kes käib naiste riietes, aga on meesterahvas, siis kellelegi käib see pinda mingi propaganda, mingi ülesköetud propaganda pärast. Et tollel ajal oli jube hea juua. Ükskõik, kas sa käisid naiste aluspesus või kuradi meeste aluspesus. Kuule, aga kedagi ei kotti, kõik oli hästi. Aastal 2005. Selles mõttes midagi on meil perses siin praegu. Aastal 2005 sai ma ei tea, see üldse oli hea lugu, ma ei tea. Mul tuleb üks lugu veel sinuga seoses meelde, sa võid ise lõpetada, kui sul meeles on. Aastal 2005 sa elasid nädal aega minu juures ka, mäletad siin vanalinnas. Mäletan küll, jah. Ja siis sa tegid sellise asja, et siis tema eks nagu helistas nagu peale etendust, kell 8 tuli otse minu juurde, siis hommikul läks proovi kuidagi. Ja siis sa tegid selle, et see vaatasid, helistab jälle, hallo, kuule, ma ei saa üldse pikalt rääkida praegu, et mul olid peale etendust, et Jüri Kuuskama ja Ivo Linna olid ootsid mind teatri juures. Mis kuradi Kuuskama? Oota, ma ei saa pikalt rääkida, et Jüri Kuuskama viib meid praegu maa-alustesse käikudesse. Ja siis pani lükkas välja telefoni. Ma olin nagu kõrvalt, mine, kuradi asi see praegu oli. Oleks tahtnud ka mind. Aga vennad niimoodi tootis nagu, et mingi Jüri Kuuskama ja Ivo Linna olid teatri nurga peale etendust ootsid, et maa-alustesse käikudesse minna. Selle peale ikka annab tulla reis. 2005. Head numbrid. Aga kas sul siis see alaselja tätoveering oli ka näha selle stringide kohal, see, mis sul on see pink pussy, mis on kirjas? Fuck me. Ei, mul tätoveeringuid õnneks pole tehtud minu tahtevastaselt, aga ükskord Hiiumaalt. Need olid kusjuures tuntud lauljad naissoost. Ma nimesid ei ütle. Ansambel Laine. Ei, natuke järgmine põlvkond. Aga igatahes mingi aastavahetus sai mõnusasti. Mina muidugi sattusin eksprompt sinna seltskonda. Ja siis nagu läbi une midagi mäletan, aga kõigest hommikul märkasin, ma olin täiesti ära raseeritud. Terve keha. Ja siis olid need naislauljad seal kolmekesi nii kavalate nägudega. No, kuidas on olla? Et nad olid, samale kui ma magasin, nad olid kõik viimse detailini. Kottide ümbrus ja kõik, vaata. Siis mingi hetk sa ikka üks naine hoidis ühte jalga üleval, teine teist ja sa olid seal niimoodi jalad siin kehtanud. Jumal teab, mis nad tegid. Urr taeva poole. Jumal teab, mis nad tegid. Äkki neil oli praktika jaoks vaja äkki mingi... Lauljad. Video. Mõtle, kus pärast videos olnud. Jumala, kuradi MTV-s olnud pärast raseerimisega. Asjaga. Oi jah. Sa ei taha ikka seda bändi ei taha öelda, jah? Laulu nimi. Ei, milleks? Sellest, et miks me peaksin. Tänasel päeval sa mingid nimed välja ütled, siis on kohe mingi kama ja vänas. Kohtukull tuleb. Aga tähendab, te mainisid. Te mainisite neid, kas te siis tundsite ennast kuidagi ka halvasti või? Nagu kunagi oli. Kroonika niimoodi käis mulle peale. Anu Saagi ühes selles, nagu need naiste vestlusõhtud on. Müüdakse ju saalid täis, nii et mühiseb. Ja Anu Saagi, mis seal mainis, et see Annus põlluperse, et seda ma olen küll näppinud, vaata, et kui mõnus kann. Ja siis rahvas seal naeris kõik ja nii on ju. Küsiti selle veel midagi, et umbes kuidas tal on ja siis Kroonika kui helistab, noh, kuidas on, et kas sa vihane ei ole, see mille peale? No ikkagi see, rääkis, mis siis, et me oleme... et nagu mul on hea meel, kui mind hea sõnaga meenutatakse. siis tal jäi suu lukku. Ikkagi tahtis mingit intriigi, skandaali, et ma umbes pahandan ja niimoodi. Johem Pele, no kuule, me oleme kõik, igast asju juhtub ja teeme. Nüüd rääkige, mis see Johem Pele ka on ära. Aga see näitab ka seda, et sul on piisavalt okeilt läheb elus, et sul ei ole vaja skandaali, sest mõni ainult sellest elatubki. Vaata, ma pole vist olnud uudistes pikalt. Ma ütlen ka midagi, et mind häiris. Siis on see, et ma saaks ka vabalt Weinbergsiga
tülli minna avalikult, et mingi suvetuuri müüa, et vastumeelsed peame ühes bussis olema. Tegelikult see töötaks. Et Weinberg tegi siukse nalja, mis minul oli nüüd küll viimane piir. Me oleme alati eri pooltes. Ja me peame ühes bussis olema. Kõik on, vaatame nüüd. Kahekordse bussiga ja siis hakatakse detektima, otsima, mis nali see oli. Vastikult läbipaistvad on tänapäeval. Vaata need kuradi intriigid ja kammajad, need uudised. Meie ajal, kusjuures ega me oleme ka nii-öelda meediaga, kuidas ma ütlen seda, omale manipuleerinud, aga need jänesekõrvad nii-öelda ei tohtinud välja paista. Ja just. Praegu on kõigil täiesti savi. See on läbinähtav, et see on manipulatsioon. Ikka teeme. Ikka tulevad klikid. Et seal on see tase kuidagi, minu meelest tase on selles mõttes alla läinud. Kuule, ühest tasemest ma tahaksin veel rääkida. Vaata, sa teed igasuguseid video ja reklaami ja kõike neid asju. Väga. Minu meelest üks asi, millest on firmad valesti aru saanud, et ärge tehke neid sketse, milline kaamera mind võtab. Ärge tehke neid sketse, kus need oma töötajad hakkavad näitlema. Need on ühed asjad, mille peale ma panen arvuti teinekord kinni üldse ja kuradi võtan vaba päeva, need on nii õudsad ja neid hakkas nagu tulema. Ei, no see kuradi liikuv pilt video ikka töötab paremini, saab rohkem like ja mingi päringuid ja minge putsi võib sinna saada. Minge putsi tõesti. Siin on üks väga suur erand, kus juures on see Nopri. Noprimees on jumala okei. Olete nõus? Alati on erandeid. Noprimees teeb üliägeda asju. Aga väga palju sitta. Enamus on jah paraku. Ja kuna sotsiaalmeedias paraku on hästi palju reklaami tänapäeval, sa ei leia seal oma sõbra need lapse pilte enam väga tihti, siis see on lihtsalt tülgastav. See on rõvena. Sõbra lapse pilte või niisama lapse pilte ei leia. Ega seal ongi nad ikka... Ma ei leia enam netist lapse pilte. Mingis plaanis need töötajad on nagu tõsiselt võetavad inimesed ja nad ei mängi välja, et on narri rolli. See peab ikka palkama... Aga mingisugune sotsiaalkuradi ekspert on neile maha müünud. Väga hea, teil on väga ilus sekretär, las tema kõnnib siit mööda. Oi, kui vahvad tooted teil on. Et seda ärge tehke reist. No ja nende järgi ka inimestele üldiselt ju saab tihtilugu mõned küsida, mis asja see lavakas üldse õpitakse või mis seal BFM-is üldse õpitakse. Võt nende järgi näeb ära, mida seal õpitakse. Seda õpitakse. Seda õpitakse, et sa ei näe nõme välja ekraanil, kurat. Või kuidas saab õpetada näiteks inimestele tegema sotsiaalmeedia sisu? Selleks on ju tegelikult inimene peab olema mingi looja, kes suudab midagi nagu kreatiivset toota. Ja siis see õpetaja nii see, ja siis panete siia ja siis on hea call to action panna lõppu ja siis hakkab tulema. Vittu ei ole mingit actionit teil, unustage ära, see on niisugune sitt. Mul on tunne, et sul on sama video ette tulnud, kus on ka see sotsiaalmeedia koolitus edukalt tehtud selle nädalane ja siis on mingi 5 naist ümber laua ja üks tädi seletab seal mingi analoogpaberi ees, räägib sotsmeediast. Just, seda ei saa ju tõsiselt võtta tegelikult, ei tohiks saada, ei tohiks võtta. Aga jälle, saalid täis. Aga ma mäletan selle intriigi asjas, ma mäletan minu gümnaasiumi ajal oli ikka üks korralik õige, nagu mida varem pole olnud, oli see kuradi Rüütli lossi pidu, vaata. See oli mingi läbu vist, Arnold Rüütli, lapse Sõõrumaa ostis terve kroonika tiraaži välja, et ei ole hoida nime ja mingi nii palju ma mäletan, mingi haige jama oli, kõik mul mingid tuttavad käisid järjest. See on vaata riigile endale nii suur häbi tegelikult see, eks ju, et selles mõttes ma saan Sõõrumaast väga hästi aru, kui sa oled niisugune patrioot ja siis jah. Aga lihtsalt mõtle, sul presidendi lotsis lihtsalt mingid tatid said pidu pannud, mingid pildid olid. Saime võtmed, lähme, umbes. See oli ikka, mingile falgile ka valus vastu näppe või mis iganes see võis olla. Ja nad ei saanud aru öö jooksul, et midagi valesti. Ma ei tea, võib-olla vanaisa lubas. Arnoldile meeldib, tuli mingi uus plaat välja. Arnold kuulab väga kõvasti Liquidot. Ja siis proua vaata see selle tants Liquido, ta oli ju rahva. Keegi etendas Ingridit, tegi selle varjumängu nagu pani ruluhu alla ja lasi prošeevast. Vanaema on kodus. See on siin keegi lihtsalt 2 inimest koos. Kunagi oli selline multifilm nagu Pitsu Pontul külas. Vaata, kui vanamees oli ära läinud, siis üks koer kutsus teise külla, aga kas peremees on peremees, see magab seal mati peale. Sardelli tahad või? Ilgel läbu tegid seal korralt, see oli jube hea multikas. Sõitsidki sellise ja said liugu. Jälle Tšehhoslovakkia multifilm oli vist. Õiged, Siil udus ja mis need on need? See oli Eesti. See oli Eesti või?
ei, see ei olnud Eesti, see oli dubleeritud Eesti näitlejate poolt, oli Vene multikas. Dubleerinud filmistuudio Tallinn Film. Luule Žaavar. Aga tõmbame väiksed otsad kokku, kas teil Onu Veiko, Tädi Mirror, Horror on Eesti rahvale midagi öelda peale selle, et teil on 21. mail ka avalik salvestus. Ja piletid on Piletilevis müügil, sa mõtled seda või? Jah, just. Ja piletid on Piletilevis müügil, et on teil mingi hea sõnaga saatmist või on kellelgi sünnipäev, kellele ta saaks soovida õnne või midagi tee peale kaasa? Mul ühel sõbral Hendrikul oli eelmine nädal sünnipäev, palju õnne. Aha, väga hea. Aga midagi väga paika panevat mul vist öelda ei ole, ma mõtlen. Okei. Siis selle noodi pealt saabki. Võtke asju hästi tõsiselt eriti ja tehke neid sotsiaalmeedias call to action lõpuga videoid, saage palju päringuid ja laienege kindlasti ja võtke uusi kliente endale juurde. Jah. Mina, mis Eesti rahvale öelda, mul on hetkel on sama girlfriend, et ei ole vahetunud. See saade on ju homme seetris ära kuradi rutta sündmustest et sellel teemal ei pea küsima. See on see sama. Tulge stand-up vaatama ja hoidke siis elus laivu asju ja lugege head kirjandust vahel. Näiteks tõesti, mina ütlen ausalt kõigile, kes ei ole veel lugenud Põrgupõhja uut Vanapaganat, siis see on nagu maailmaklassi tippteos. See on nagu Tammsaarest siis räägime. Tõesti päriselt lugege, see on nii pöörane. Kui sa üks hetke sealt ikkagi minema saad alguses, siis see on nii pöörane, mis filosoofia, see on nagu hulluse piiril kirjutab see mees. See on äge teos. Põrgupõhja uus Vanapagan. Aga kui lugeda ei oska? Siis see on ma ei tea, kas see audioraamatuna otsast lõpuni on sisse loetud, aga mina lugesin seda ERR-i arhiivist saab, raadioteate arhiivist. Ma olen selle nagu sisse lugenud. Okay. Et kuulake siis seda. Aga see ei ole terve raamat, ta on tehtud, jah, täpselt. See on tehtud 5 osaliseks lihtsalt seal 5 pooletunnist osa. Lihtsalt siuke asi siia lõppu, Jaa. Kas te ühe sünnipäeva tervituse viitsite ka lugeda, kui ma teile ühe nime ütlen lihtsalt? Et pange üks nimi on, mõtlesin täna välja, nimi on Väino Hormuus. Alust. Nii. Oota, kas seal on meil muusika taga? Kujuta mitte, mis muusika see oli. Mitmenda hällipäeva puhul Väino Hormuus või? Väino Hormuus, nagu Hormuusi Väino. Saate aru, nagu armas Väino Hormuus, kes sa täitusid just 60-aastase kui arbuus. Sinu naine Helju Hormuus on ilus kui pärlikee altpoolt ja ülevalt poolt mõlemat vaadates. Armast Väino Hormuusi tervitab 58. hällipäeva puhul kõik tema endised ja praegused jalgratta ja hilisemad karate trenni kaaslased ning soovivad Väino Hormuusile, kui jalg veel tõuseb, ikka head, julget ja tugevat Tobi Yoko Wamashi Geeri lööki. Väga hea, Väino Hormuus. Hormuus. Õnnitustega ühinevad ka Harju Keki kaablimeeskonna jalgrattaleiutajate klubi, kes tahab sulle kinkida laulu Jalgratas meie sõiduriist. Jalgratas, sul 2 ratas. Vändad ka. Jalgratas. Super. Väino Hormuus. Aitäh kutsumast. Piss. Superpunkt. Pärnu Hormuus. Mis see nimi on?